Noh, jälle hästi või? Oi, vabandust. No türa küll! Perse küll. Oli esimeses podcastis oli jutt, et paneme need telefonid ära, eks ole. Me teeme tööd praegu. Kas sa töö ajal oled telefonis või? Ma küll olen. Ma ka. Ma ka kahjuks. Tööandjale sobib see? 5, 6, 7 kaunis päev. Öö on kaunim meil. Kohe näed, keegi on hard race'is. No kui sa juba alustad, siis alusta. Tere tulemast uuesti kuulama meie podcasti. Väga tore, et olete siin. Väga vahva, et te kuulete meid ja nii ongi. Ilusat elukest teile taaskord, eks ole. Nagu te näete, minu kõrval on kurikuulus Seppen. Võib-olla te peab end tutvustama üldsegi. Seppen, kes sa oled? Tere, mina olen Kristjan üldsegist ja kutsutakse mind Seppeniks. Nüüd siis on juba sain puid. No võt. Ja muud nagu ei olegi. Vana ja sama kutne. Helena, miks sa ütlesid kurikuulus? Ja sama. Kurikuulus, sest ta on tore, vahva. Satun igal pool ette kuidagi. Igal pool ette, mis mõttes? Ma ei tea, juhtuvad asjadest. Aga sellest me vist jõuame rääkida. Kindlasti jõuame. Olgu, Tanel, Oskar, kuidas teil nädalavahetus läks? Minul nädalavahetus, ma tegelesin oma motikaga, sest vaata, kui ilus ilm väljas on. Väga ilus ilm on, jah. Ja siis ma eile kella 1 öösel tegin seda ja siis ma läksin koju ja siis ma magasin, siis ma tegin hommikul video, siis panin kokku veel ja siis olen siin nüüd. 1 öösel nokkisid. Jah. No see on, motikatega on alati see teema, et sa lähed sinna, mõtled, korraks 2 tundi, maks 3 läheb ja siis läheb 8 tundi. See on siuke tavaline. See on siuke quick job, aga kiiresti, alati. Kas BMX-il on sama? Jah, ma mõtlesin just, et sul tuli just värvimisest, vaata, ma nägin. Ja ma just panin kokku, värvimisest tuli ja kusjuures oli küll ja ma panin keti valele poole ja siis mul läks 45 minni ekstra, et välja peksta see uuesti sealt ja tagasi uuesti. Oota, mis värvi sul on see nüüd? Sky Blue. Sky Blue, siis mul on sadul, gripid ja kuradi pedaalid on siuke sama värv nagu see, siuke lilla ja rohkem ei olnudki vist. Kodarad on valged. Kas sul on ka see, et sa peab olema siuke väljanägemine, peab olema siuke maasikase? Ei, no korralik võiks olla ja nagu võiks hästi välja näha. Mul enne oli mingi 3 aastat oli olnud vana värv ja siis see nagu veits räsitud juba, ratas kukkunud palju. Et nüüd freshiks ja hooaeg hakkab pihta ju. Mul oli ka selle BMX-iga, ma arvan, et ma iga aasta värvisin seda enam-vähem. Sa olid ka see BMX-itaja või? Ma olin ka BMX-ir, jah. Kas sul oli BMX-i faas või sul oli veel mingid muud faasid ka või? Tõukeratta faas. Tõuksi faasi, ma olin ma mäletan, et kui me olime ühe korra Kopli pargis, siis üks vend ütles, kurat, ma tahaks ka endale BMX-i, aga mul on rula selle pärast, et mul pole raha. BMX on tegelikult jusku nagu. Vist on kõige kallim võrdes tõuksi ja rulaga. Pigem on, jah. Pigem on vist, jah. Nagu sul on siuke korralik ratas ikka on, siis maksab, jah. Palju see maksab? Palju praegu maksab umbes? No ütleme, kui sa ostad mingi poest valmis, võib-olla paned 3 sotti kuni 5 sotti, saad suht nagu algajale okei. Aga kui sa tahad nagu korralikku, siis ikka mingi tonnane pauk võib olla vabalt. Ja auto annab juba sellise. Ma mõtlen seda, et palju su ratas maksis üldse? Milline ratas? Motikas. 4 midagi. Aga mõtle seda, et kui ma ostsin ka, kõigepealt ostsin vanemad ostsid mulle BMX-i. Ma arvan, et see oli ka mingi 3-4 sotti, see oli päris hea BMX ja siis aasta pärast olid kõik jupid vahetatud. See on nii tavaline lihtsalt. Nii see hakkab, jah. Oskar, kas sul oli ka see mingi faas? Mul oli longboardi faas. Ma lasin sellega vahepeal ringi. Aga üks faas, mis mul siiamaani on Apple'i faas. Apple'i faas. Nagu kunagi, kui ma selle 3GS-i endale ostsin, sellest hetkest saadik. Päriselt. Jaa. Mul on see, vaata, igal inimesel on need mingisugused asjad. Mul on ühe tuttava ema on nagu rets tuppervaare fänn. Kõik nõud kodus on tuppervaared. Ja kõik need kuradi noad ja kahvlid ja mis iganes asjad on. Minu ideaal oleks see, et mul oleks telefon, arvuti, kõrvaklapid ja see kuradi tablet ka veel. Miks? Ma ei tea, miks, aga mulle lihtsalt meeldib see feeling, vaata. No tegelikult see Apple ongi tehtud selle peale, et sul on see feeling. No just, aga vaata, ma olen ka täpselt see, et kui see mingi Apple'i keynote on, vaata see, kus nad nagu uusi tooteid välja toovad ja räägivad, et mina istun arvuti ees. Ja mina vaatan. Tegelikult. Ja ma olen nagu, okei, protsendid niimoodi, okei, selge, üli cool, nice.
ma olen see vend. aga tegelikult nagu asi ei ole ainult selles, et see on nagu ilus ja tore ja mugav, aga see on päriselt ka hea nagu. see ka müüb. Apple on siis hea, kui sul on kõik asjad Apple nagu siis sul peavad kõik olema, siis on kõik ühe süsteemi peal, vaata. Ja sest, et üks asi... mugav. Mugav pildid ja kõik asjad ja mingi, jah. Sest, et üks asi, mis on tüütu minu jaoks, on see, et mu arvuti ei ole Apple, kui väga ma tahaks, et oleks. Ma ei saa tõmmata pilte otse telefonist, vaid ma pean need Google Drive'i laadima ja siis sealt alla laadima arvutisse. Hull asi, palju sa paned neid pilte? Selles suhtes palju ma praegu seda teen, aga kui ma tahaks YouTube'i alustada kunagi, siis oleks veidi mugavam oleks, vaata. aga mõtle sellele, et kui palju sa selle mugavuse eest maksad. Kas sellel on pointi? Mugavuse eest makstaksegi täna kõige eest sa maksad täna kas selle mugavuse eest on pointi maksta? Ma enda aeg ka maksan. See läpakas, ma arvan, et kui ma ostaksin, no see maksab mingi tonniga ostsin vist äkki. Ja kui ma oleks ostnud mingi Windowsi läpaka, siis see oleks olnud mingi 4-5 sotti. Täpselt samad, mida näitas. Aga miks sa just selle siis ostsid? Sellepärast sellega on mugav editida. Ma olin juba enne, ei, mulle paps andis mulle Maci ja siis ma olin sellega harjunud ja sellega oli väga mugav. No see on väga mugav asi, aga see on nagu selle mugavuse eest just kui maksad, jah. Aga ma olen nõus seda maksma, mu raha sitaks, noh. Ma olen full Android. Tuli ära. Ma olen full Android, ma arvan. Mul on praegu iPhone, aga ma vist tagasi ei lähe. Arvatavasti selle peale. Mind ajab närvi see, kui sa ostad telefoni endale uue ja see on mingi 1,5 aasta pärast on ta aeglane ja ta juba ei tee ei, ma ei jaksa, ma vihkan aeglaseid asju. Kokku jookseb. Ma arvan järjest, mul on töö juures arvuti, mis on, ma isegi mäleta, mis see oli, mingi Lenovo äkki või. No, lase ma teen ja nagu reaalselt, ma vahepeal niimoodi, et ma ei tea, meili näiteks, ma uuend ära vaata. Ma mingi, okei, ma ei peagi tööd tegema. 5 tunnist. Ei, see mõtled sellele, et näed mingeid videosi, kus tulid esimesed arvutid siia Eestisse. Vaadake, kui kiire see on, mingi internet läheb, mingi 5 minutit läheb, et interneti leht lahti oleks. Vaadake, milline asi, nii kiire. Ja. No ajad olid teised, siis ikka raiskurat, noh. Meil on siin suured muutused, jah? Ja. Digiajaste värki. Jah. Sepp on, kuidas läheb? Ma ei tea, siuke nii ja naa ja siit ja sealt, aga muidu ikka ok. Tahad põhjendada? Rohkem rääkida? Ma ei tea. Miks nii ja naa? Miks nii ja naa või? Sest et ma ei tea, pole kuidagi... Olen lihtsalt endale keskendunud ja vahepeal kaotasin ennast ära täiesti ja nüüd üritan üles ehitada ennast jälle. Identiteeti veits. Ja muud nagu miskit, ma mõtlen, et lihtsalt... Kas sa tunned, et see faas on nagu vajalik olnud? No pigem on jah, sest et mul oli suht siuke raske break-up või ütle siuke äkiline, I guess. Ja siis pärast seda oli väga palju küsimusi ja enese ülesleidmist. Aga nüüd ma olen vaikselt tööd teinud sellega ja nüüd mul on uued eesmärgid. Ma saan samastuda selles mõttes. Minu arust kõik need sitad asjad, mis nagu juhtuvad, siis ma olen alati nagu tagasi mõelnud, et kurat, kui seda sita asja poleks juhtunud, siis ma oleks ikka see samasugune vend. Aga minu arust need sitad asjad nagu reitsilt kasvatavad. Tollel hetkel sa mõtled küll, et ma kurat, nahku on seda vaja. Aga siis, kui sa pärast mõtled, siis on päris hea. Jep, life knocks you down to bring you back up again või midagi. No, midagi sellist, jah. Või sa pead ise tegelikult üles hüppama sealt. Muud võimalust ei ole. Välja kaevama ennast. Jaa. No sellest keegi ei saa sind aidata, kui sa ise ennast ei aita. Aga ma ei tahtnudki päris pikalt mingit abi ja mind ei kottinud ka ja ma ei nagu tõmmusin täiesti eemale. Ehk siis veits ikka siuke depressiooni? Ei, no pigem oli Rakveres värki ja esimene nagu aste sellest oli, et ma kolisin Rakverest Tallinnasse. Hakkasin siin teisi muid asju tegema juba, teine keskkond, parem töökoht, uus töökoht. Noh, näed. Ja läheb vaikselt. Tegelen nüüd septembrist ehk siis mingi 5 kuud või? 5-6 kuud, pool aastat, noh. Aga jaa, ma olen ka siuke tööle keskendunud ainult ja kuradi üritanud selle valdkonnaga vähemalt ilusti hakkama saada. Et kuradi mul vahepeal hull probleem oli jõudnud tööle ilusti õigeks ajaks ja mingi hilinesin ja aga nagu seda rütmi tuleb parandada. Meestel kipub nii olema, et kui midagi perses, siis nad keskenduvad tööle. Tööle, jah. Miks naised nii ei ole? Ei, no siis on... Naiste on või? Oleneb inimesest, jah.
no aga kui sa tood nagu nii-öelda nagu üldpildi, siis enamus meestel, kui on midagi perse, siis nad hakkavad tööle keskenduma selles suhtes. Või üldse ja nagu endale keskenduma või nagu siuke tegema seda, mida ma ise actually tahan teha või suht palju siukest nagu teistel elamist olnud või nagu, et ise ei tea, mida võiks teha ja siis käid lihtsalt teistega kaasas, et midagi nagu kaasas teha, vaata. See on hea tegelikult, mitte et sa ei hoia nagu ennast, kuskil nagu mul tuleb siin meelde see, kuidas ma vist rääkisin teile nagu, et üks jälgi kirjutas, vaata, et oli ka mingi lahkuminek nagu pekkis on ja siis ta küsis ka, mis ma tegema pean, siis meil oli lihtsalt mingi nagu elama emotsioonid läbi, aga päriselt paned nagu toimetama. Mine sõbrannaga välja, mingi jalutama, mine trenni, ma ei tea, tee midagi normi, vaata ja siis ta ütleski, et see on nagu ülihea nagu. Võt see trenn, see on teine asi, mida ma mingi aasta aega ei teinud absoluutselt ainult töö juures, vaata. Aga nüüd ma olen jälle käinud, hakanud käima. Aga see aitab, on jah? Kükipuuri haistamas ja kuradi seda chest pinki timmimas ja ei muidugi. Ma üritan ka end lainele saada. Nagu täiega ikkagi tuleb see vaim tagasi, kui sa saad hoole, vaata. Ma ka vaikselt panen ennast juba tagasi selle lainele ja nii mõnus on see, et ma ei tea, mina käin trennis, ma panen kõrvaklapid pähe, ma panen muusika käima ja ma teen oma asju, vaata. Kõnnid ära ja teed need tõstad ära ja värgid ja siis pärast on nii palju parem olla. See energia tuleb panna kuskile, kui sa seda energiat enda sees hoiad. Jaa. Siis hakkavad asjad juhtuma. Kusjuures ka ma käiks kõrvakatega, aga mul ei ole ja siis ma kuulen seda tümmi, mis seal gymmis tuleb. See on nii rõve tümmi. Seal on nagu see lained, mis seal tulevad, vahepeal on siuke norm house põks, siis on siuke mingi hull rock, kuradi teema, täiega sendid, kennad karjuvad. Ja siis tuleb Sky Plus. Jaa, tuleb Sky Plus ja siis vahepeal tuleb mingi siuke rahulik laul, mingi ojoo. Jaa, minu arust nagu rahulikud laulud nagu jõmmis, nagu mis toimub nagu? Oleneb. Oota, kus jõusaalist te käite? Kus sa käid? Teed kerge... Gym Tehnopol või Gym Mustika. Sa käid ka gymmis, on jah? Jah. Kus sa käid? Gymmis. Mustika, jah. Gymmi käng. No gym on kuradi nii fucking odavne. Ta on odav ja ta on nii... Ma ei tea, minu arust nagu jõusaali juures on vaja ka nagu seda nagu esteetilisust. Ta on nagu nii nagu kuidagi siuke nagu üks, et masinad on kõik komplektis ühte värvi vaata ja kõik on nagu siuke nagu... No, eks kui sa oled justkui nagu pikemalt käinud, siis sa näed, et see masinapark on täiesti nagu pask. Et nagu näiteks Spartas või HC Gymis, seal on nagu kõvasti nagu parem see masinapark. Aga no kui sa oled justkui selline keskmine inimene, siis on gym nagu... No MyFit ei meeldi sulle? MyFitness on see kuradi... Ta hakkab vaikselt sinna Golden Gymi juuri poole minema ja see, et nagu, et ma käin MyFitnessis. Et see on vist asi, mida öelda. MyFitnessis. Aga kas seal on nagu paremad asjad ka, seal on mingi saunad ja värgid? No see ongi ainuke asi see saun, aga no ma ei lähe sinna sauna. Miks ma olengi võtnud MyFitnessi, sest et Rävalas on spa osa. Et nagu isegi kui ma tunnengi, et ma nagu võib-olla trenni ei taha minna, siis ma lähengi näiteks, täna ka pühapäev, läheks lihtsalt õhtul nagu spaasse. Viskad ennast sinna aurusauna, pesima või siis muljevanni. No ma olen mega spaad inimene, ma võiks spaas elada ka nagu. No see on jällegi see, et kui sa palju see MyFitnessi see pakett maksab, mis on nagu see 60 € või? Mul on tööandjaga natukene aga ütleme tavainimesel 60 € või? No see on palju muidugi. Aga gymmis on 15 € ja siis kui sa mõtled, et sa tahad nagu spaas käia, sellepärast võtad MyFitnessi, et sa tahad spaas käia, ehk siis sa tahad, palju see on siis 35 €. Tead, palju spa-pilet muidu maksab või? Palju maksab? Ma mõtlen sulle kohe, palju oli Mustamäe elamusspa on 40 € või 45 juba või? Nädalavahetusüti on mingi 50 ligi juba. Siis võtad sõnad tagasi, on ju. Vaata, kui sa lähed, ütleme, mis ei ole mingi 21 pluss või 18 pluss, on ju. Need on võib-olla veits saanud mingi 20-ga veel või midagi, aga nagu... No võt. Ei, aga ma ütlen ausalt, kas sa oled käinud spaas, kus lapsi ei ole või? No offense lapsed, ma armastan lapsi, aga ikkagi nagu, kui ma oleks ka titt, ma oleks kuskil veekeskus, ma ka lällaks, sest et lahe on. Aga nagu päriselt, kui sa lähed spaasse sellega, nagu tahad lihtsalt nagu sennida rahulikku elu, on ju, mitte et keegi sul kõrva ääres karjub, siis on lihtsalt nagu ilmselgelt sa lähed sinna poolde, kus lapsi ei ole, vaata. Ilmselgelt selle eest sa maksad ka rohkem ja see ongi nagu... Ma lihtsalt armastan elamuste spaadi viimselt. Tosuta promo lihtsalt. See Lavendel spa, mis seal selles ilmselt kuradi 13 € oli kord. Lavendel või? See on ju mingi... Või mitte, vist on Lavendel. On see seal on mingi 2 sauna või 3 sauna. 1, 2, 3, 4, 5 sauna. Nii palju või? Jumal okei, 5 € maksad, saad kuradi asjad tehtud. Minu arust on olukorrad, kus nagu lapsed ei ole aktsepteeritud. Nagu selles suhtes, mulle meeldivad need lapsed, kus käituda ja võib-olla natuke nipsakad, vaata. Et nagu
panevad nagu paika sind, vaata. Lapsed ütlevad nii haigeid asju, vaata. See on nii naljakas. Aga siis on need lapsed, nagu minu arust ei peaks lapsed olema lennukis. Nagu okei, ja tõesti, kui sa lähed kolid, on ju, no sul ei ole muud valikut, on ju. Aga kui sul see titt seal karjub, siis mina tahan see titt võtta ja panna teda kuskile ära. See on ülinaljakas. Me käisime, vaata, kolmekesi käisime reisil, on ju. Ja meil oli niimoodi, et mind pandi kutiga nagu kõrvuti, on ju. Ja meie sõber pandi meie nagu ette, on ju. Ja siis seal oli samamoodi ka mingi pere, vaata, kellel oli ka väike laps. Ja siis nagu kutisõber oli siis mingi, oh my god. Nagu ta näost oli näha, et ta oli ülipettud, vaata. Aga siis see nagu naine nägi ka, et ta oli nagu chill sellega, siis ta oli nagu, et vaatame kohad ära või. Siis ta oli mingi jada vai, vaata. Siis olime kõik lihtsalt. Ta sai ise karu, aga see laps oli üli chill, nagu ta ei karjunud üldse tegelikult. Et nagu ma lähen spaasse, ma tahaks puhata, ma tahaks vaikust, ma lähen just nagu sinna, ma saan istuda saunas ja ma ei pea kuulama mingi kuskilt poolt, ma ei viitsi. Ja täpselt samamoodi ma ei viitsi 11 tunnisel lennul mingit titte kuulata. Pane see, saada see titt. Mina autoga üle Atlandi ookeani või? Mine paadiga. Ma arvan, et see... Sul on nii palju võimalusi. No jaa, aga nagu... Lapsed tahavad ka lennata ju. Ma ei taha ju, miks nad karjuvad siis? Kui nii midagi arvu ei saa. Nad ei oska muud moodi väljendada ennast lihtsalt. Mingi kuradi siit olla, siit püksist ära midagi, mõllavad. Mis ajal sul on hea olla, kui siit püksis on? Ikka hakkad ju karjuma veits. Aga mul ei ole enam. Pole juba mingisugune... 5 aastat. Mis? Ma ei tea, millal lapsed lõpetavad pampersite kandmise mingi 3 aastat. Sa oled siia meil... Mida? Hanel? 3 aastaselt või 2 aastaselt? Ma ei tea, lastest Okei, millest me räägime? Meil on Seppen siin ja me räägime pampersitest. Ei, aga pampersitest võib ka rääkida, ma ei tea. Seppen, mis on kõige jõhkram BMX-i trikk? Mida ma oskan või? Mis sinu jaoks? Kas sa saad seda siin demonstreerida? No, mul pole ratast, aga mingi 3-6 vipi olen ära teinud näiteks. Mis see on siis? See on nagu, et sina teed nagu 3-6 rattaga ja siis ratassool teeb ka nagu 3-6. Aga noh, ma ei tea, mingi päris autot oskan ja mingeid asju veel. Pole ammu sõitnud, nii et tuleb need oskused tagasi tuua, veits meenutada. No tuleb päris lihtsasti, jah. Ja see on lihasmälus, kõik veits hakkad tegema juba ja siis mida rohkem teed, seda rohkem tuleb. Mul oli see, kui ma BMX-i sõitsin, ma oli see nii-öelda see metallivend, kes hüppas igalt poolt alla, sellepärast ma põlled perses on ka veits. Ma mõtlesin, et noh, siit saaks alla hüpata, proovime. Ja aina kõrgemaks, iga kord aina kõrgemaks ja kaugemaks ka kindlasti. See oli tore, jah. 3 kuud alla ja kõmm, mõnus. Minu arust on nii hirmus minna sealt rämpist niimoodi, et see rämp on mingi 90 kraadi reaalselt, sa lähed sealt üles, nagu ma ei tea, kuidas nad teevad seda. Aga mul võib-olla nagu see just meeldib selle taga, et suht tihti on see olukord, kus sa ise pingutad, tahaks seda trikki ära teha, vaata, üritad mingi irgast erinevaid viise, proovin siit, viskan siit kiiremini, mida iganes, vaata. Aga kuidas sa lõpuks ära teed selle, siis see on nagu hea tunne. Aga kuidas su keharaskus nagu selle hetkel on, kui sa nagu sealt nagu lähed ühelt poolt alla, on ju, ma kujutan ette, et ma lähen sealt, ma peaks uperkuuti nagu, sest et ma kuidagi, ma ei tea, ei adu seda, on ju. Ja sa oled suure hooga nagu sealt üles. Kuidas su keharaskus, kuhu sa hoiad ennast? See on nagu gravitatsioon, kuradi, pead lihtsalt tunnetama ratast. Lähed peale, pead tunda järgine. See tuleb aastatega või ma ei tea kuradi. See pigem tuleb siuke kogemusega. Aga enne lihtsalt kukud pea ees vastu neid asju kogu aeg. Ei, no ei kuku, kindlad siuksed nagu lihtsalt ei tohi üle enda piiride nagu minna, siis tekivad kukkumised, vaata. Vaikselt tasapisi lähed veits natukene, aina kõrgemale. Hakkad niimoodi. Jaa, see ongi niimoodi. Kui sa tahad alustada näiteks mingi sõitmist või midagi, seega sa esimene asi, sa lihtsalt sõidadki, sa ei hakka kohe mingi trikke asju tegema. Lihtsalt sõidad, et sa saad selle tunnetuse kätte. Esimest korda hüppad üle äärekivi. Sa ei kujuta ette, kui kõva tunne see on. Ja mitu rehvi sul läheb selle jaoks, et sa üle äärekivi saaks hüpata. Mul läks 10 vähemalt. Kogu aeg paned sinna nukki. Ja siis ma olin 13-14. Ma võtsin ka ratta välja, mitte BMX-i, ma lähen selle suure rattaga lihtsalt siin. Mulle täiega meeldib rattaga sõita. See, kus juures nende fiksidega sõidetakse ka parki, jah? Nende mountain bike'idega või? Jaa. Tänapäeval on igasugused inimesed olemas. Mis sellest arvata, selle Tallinna kuradi rattateede kuradi Sitaks hea mõte. Ma just mõtlesin, et see nagu väga hea ülihea investeering. Väga hea, kuhu 1,5 milli lihtsalt kanaliselt. Oli ka nii 1,5 milli või? Mida sa ajad?
hästi mis nad jah, kuradi küll midagi kullaga sellist. panid seda punast värvi sinna? Ei, No aga vaata, kui vaata, kui pikad palju ja suured- värvi seda, ma arvan. nagu nad panid ju, nad ei pannud ju nagu ühe kihi, nad minu meelest käisid seda veel läbi ja siis nad tegid ju niimoodi, et kõigepealt oligi ainult punane laik ja siis nad olid mingi, ai, oodake, et see saab veel lihvi ja siis nad tegid mingid valged ääred ja jooned ka, Jaa. vaata. See nagu noh, pikem kuule, protsess. tavalise värvi hind poes on juba mingisugune 25 € liiter ja see on see on mingi, mingi see peaks tänavavärv. olema siis nii-öelda eriotstarbeline värv ka, raudselt läksid kuradi K-rautasse olid No nagu. mingi suvaline värv Keegi see pani on reaalselt nii pekkis lihtsalt. Siin on vaata see Instagrami konto, see mitte Tallinn nagu, ta on reaalselt, ta paneb nii hästi puid alla kõikidele nagu, mis siin toimub reaalselt. See on nii aus ka nagu. Ja see, kuidas nagu see vend, kes ei tea, siis on selline inimene, kes nagu projekteerib põhimõtteliselt Tallinnat ringi. Et oletame, on mingi tänav, kus sul on ainult mingi asfalt ja majad, siis ta paneb sinna mingeid puid, võtab ära mingeid liiklusmärke, mingeid poste, asju ja reaalselt nagu nii palju ilusam. Vaatadki neid pilte nagu enne ja pärast ja miks sa nagu ei tee lihtsalt juba või nagu võtke ta tööle, vaata. Nii et jah, pekkis. Aga nagu see on nii nõme, vaata, sellepärast, et nagu Tallinnas oleks nagu nii hea, kui on normaalne rattatee. Esiteks, meil ei ole mägesid. Ei. Meil on nii lühikesed otsad tegelikult, mis on mingi mustakalt kesklinna saad tehniliselt 10-15 minutit. Teeks mingi silla. Ja nagu üleüldse lihtsalt nagu nii nagu hea maa, hea nagu kõik on hea tehniliselt nagu mingi kevad, suvi. Teeks tunneli. Millest sa räägid? Tehke metroo ja Rattateedest Tallinnasse metroo ja lihtsalt täiesti investeering. Nad teevad trammiteid pikemaks nüüd. Mis nad teevad? Trammiteid pikemaks. Tramm hakkab sõitma sadamasse. Nagu kaugemale või? Ja see tramm, mis tondile läheb hakkab. Ja lihtsalt hakkab käima nüüd sinka-vonka. Ja just tramm hakkab järvekeskuseni ka käima. Ma ei imestaks ausalt, kui Tallinn teeks niimoodi. Meil on hea mõte. ja. Toimib. See on järgmine nädal katki lihtsalt mingi tehniline ärike. Oh my god, ma ei viitse, ma lähen nii närvilist. Ai, mine Tallinna peale närvi. Mine närvi. Ongi. Jah. Silma ei näegi. Ega see päris õudne tegelikult, küll ma käisin, vist eile käisin linnas ja vaatasin lihtsalt need rattateed, mõtlesin, siin ei ole mitte midagi järgi. Ja siis inimesed kooberdavad seal jalgrattatee peale, siis ma mõtlen kohe nagu riikide peale nagu Holland on ju, rattariik on ju, siis seal on see, et kui sa kuradi ratta ette lähed, siis no enda süü, et ratta alla jäid, ise pead teadma, et siin on jalgrattatee. See on see nali ka, vaat, kui sa kõnniteel, vaata, see, et nagu auto alla, sest keegi arvab nagu, et ta tahaks parkida sinna, siis on jalakäija süüdi, vaata. ja just. Haiga lihtsalt. Ja siis ongi see, et ma kõndisin seal, mõtlesin, ma päris täpselt ei saagi aru, kus see jalgrattatee siin on, nagu imesta ka, et see kuradi jalgrattur mul täpselt külje alt läbi pani nagu. Eesti peaks mingi Norralt kuradi seda eeskuju võtma. Seal uusarendustel, kui tehakse, vennad ehitavad majad püsti, aga ühtegi kõnniteed ei tee. Ja siis vaatavad, kus inimesed ise naturaalselt kõnnima hakkavad. See on kõige mõistlikum. See on suht äge tegelikult. Ja siis teevad pärast teed alles sinna. See on vaata, et kõik need, mis need on mingi, et kui sul on nagu see nagu tee ka, et sa nagu, sa ei kõnni ju niimoodi ja niimoodi. Sa ei kõnni nagu täis nurka, vaid sa kõnnid nagu otse, vaata. Sest et nagu Mustamäel ka vaatad või kõnnid ringi ükskõik, kus näed ju, et igal pool on kuradi. Lõikekad tehtud. Täiesti igalt poolt. Nii on küll, jah. See on tea point, jah. Noh, ehk jõuame ikkagi kunagi sinna, eks Eesti on loomadega maas niikuinii teatud riikidest, nii et noh, loodame. Aga me oleme ka ikka suht tugevad. Aga me oleme head tublid ikka, jah. Seppen, kas sa Poola tümmi mängid veel või? Ma mängin igast tümmi, ma olen nagu juurde otsinud igast erinevaid stiile ja kindlaid stiile paremaks harjutanud. Mis stiile sa juurde oled võtnud siis? Näiteks mingi Melbourne Bounce ja mingi kuradi bassline'i rohkem teinud ja Bass House ja DNB-d veits paremaks ja muid asju igast. Nagu kõik, mis on head laulud, ma nagu üritan neid. Me peame tegema ikkagi ürituste sarja. Ei, no mul on plaanis juba suvel tulevas paar üritust kindlasti teha. Sul on nii spetsiifiline muusika nagu see, ma mängin siis, kõik on nagu, mis sa mängid? House'i. Tehnot. Siis kõik on nagu, aga millist ma nagu, tehnot. Issand jumal nagu. Seal on igasuguseid asju, tehno ja erinevaid ju kuradi. On küll ja minimalid ja kõik asjad. Minimal-tehnod ja ma jah nagu. Ei, see oleneb, nagu see, mida ma mängin, see oleneb täpselt täiesti üritusest ja mis õhtu nagu on ette kavandatud. Et igat värki saab teha. Speed-passi kindlasti hakkan mängima. Kus sa jõudsid selle nii-öelda mängimiseni? Kuidas või? Yeah. Lihtsalt tahtsin nagu proovida, et vaatasin, see tundub päris lahe ja hakkasin tegema, rohkem ei olnudki. Aga mulle nagu meeldib, ma nagu tunnen, et muusika on kuidagi see valdkond, kuhu ma peaks liikuma lihtsalt
enne tuleb nagu ennast paika saada või korda saada ühesõnaga niimoodi, et kõik jookseb sujuvalt, siis saab teiste asjadega ka tegeleda. Ratas korras, auto on järgmine, nii et step by step. jaa, täpselt. See on väga aus. Aga noh, ütleme tegelikult, kui ongi tahad rohkem DJ-karjääri teha, siis tehniliselt ei ole ju võimatuna. Aga vaikselt pihta kuskil ja siis jääd silma juba ja läheb edasi. Tänapäeval on see aina lihtsam tegelikult, 10 aastat tagasi olid sul sisuliselt see valik, et sa ostadki selle mingi 7-tonnise puldi endale, nüüd on nagu 3-sotised, need väiksemad, vaata, millega saab teha, telefoni äpp on, millega saab, sa mängisid ju Rannamäes, mängisid ka meie telefoniga seal auksis, vaata. Et nagu ma pigem, ma arvan, ma teen nagu siuke plaan, et mul on tuttavad ka sõbrad, kes ka mängivad ja kõigil endal on siuke kindel nišš või nüanss, mis nad teevad erinevalt. Et paneks kokku ise juba ürituse ja kirjeldaks enam, mis seal tuleb. Ja kes tahab, see tuleb, kes ei taha, ei tule, kõige lihtsam. No. Ja peabki proovima lihtsalt. Sest kõik ürituste sarjad on ju niimoodi läinud, et lihtsalt proovime ja väga paljud. Ja mõni läheb, mõni ei lähe. See on niimoodi. Välismaa artiste võiks Eesti tuua, kindlaid siukseid underground inimesi, kes teevad häid asju, kes teevad head tümmi, aga ei ole võib-olla nii tuntud veel. No eks me peame vaatama, kuidas need piirangud on läinud, sest et noh, kas te käisite linnas nädalavahetusel? Ma nägin pilte ja ma vaatasin ja mõtlesin, et ma mõtlesin alguses, et mingisugune paraad käib linnas nagu tänaval, et triiki inimesi täis nagu ja siis kes kukub hamba välja ja kes teeb igasugust asja täiesti. Tšau, Viki! Tervitus Vikile siinkohal, et päris jõhker oli. Aga ei käinud linnas siis või? Ei käinud. See on täpselt see, vaata see, ma otsustasin nüüd see nädalavahetus on ja ma võtsin oma ratta välja, tegin selle korda, siis ma kõik tegid rattaid ja asju korda. Ja vaatame silmi, ma räägin, järgmine kord, kui ma salvestan, ma tulen rattaga reaalselt, ma lihtsalt panen selle lukku sinna ja ongi korras ja pärast väntan minema nagu. Ma olen nii down, ma olen viimased selle nädala jooksul teinud mingisugune 40 000 sammu või, ma olen jumala nagu ja siis ma vaatasin neid pilte ja mõtlesin, no nii tore, et see üks nädalavahetus, kui ma otsustan, et ma ei tee mitte midagi, siis kõik on linnas lihtsalt. No, mulle just meeldibki, kui kõik on linnas ja ma teen midagi teist. Ma nägin ka, ma käisin reedestul jalutamas, siis ma ikka nägin kuradi rahvas ikka sitaks raisk, aga kuskile välja ei saa läinud. Okay. Ma olen siis ainus, kes... Eurosid peab salvestama ja värki. Eurosid salvestama? Ja mul oli vahepeal üks kuradi väärteomenetlus, mille eest ma pidin maksma veits. Millega sa hakkama said, sa tahad rääkida sellest või? Mul läks jõulupidu, läks lihtsalt lappe ja siis ma kogemata lõin aknaklaasi katki, aga siis ma pärast maksin ära selle ja oli kõik. Nagu kellegi korteris? Ei, trepikoja klaas. Wow. Mitte midagi ei mäleta sellest õhtust. She's happens. Üks õhtu olin lihtsalt olin lauas peol ja järsku ärkasin kodus. Need on alati tore. Samakat oli lihtsalt seal natuke palju ja see veits ja tegi tsirkust. Oh my god. Wow. Aga läinud Sott 20 ja makstud, timmitud. Korras. Uus aken ees. Huliga on lihtsalt. Huliga. Oota, aken oli Sott 20 või see... Aken oli jah, Sott 20, nagu terve see... Mis kuradi aken see veel on? Ma räägin trepikoja, see pakettklaas, vaata. Toi. Vahetus ka, ma arvan. Selle katki lõid. Vau, jaa, mida hullu! See on päris jõhker asi, mida katki teha. Aga ta ei mäleta ju. Härral peab ikka jõudu olema nagu. Ma kujutan ette, et see oli nagu... Tooliga või? Ei olnud, mul oli nagu käsi oli paistes, küünarnukk oli paistes ja siis lõpuks nagu jalg, ma arvan, oli ka veits. Nagu, ma arvan, see aga nagu välja. Kilde või midagi? Ei olnud mõnigi. Ma ei mäleta. Vend pani lihtsalt kerge. Ei, ma arvan, ma nagu olin vale maja. Päris hea kombo, kuule, pane ühe korra veel. Jaa, kurat ei teda, ma panen teise käega. Ja siis ma ei tea, ma arvasin, et äkki see oli võib-olla minu maja, sest minu maja oli siin, see maja oli siin. Aga nagu tee läksin keskel ja siis mind pandi siin maha. Ja siis ma kõndisin vale maja juurde, sest ma arvan. Sa mõtlesid raudselt öösel, et miks mu võti ei tööta? Ei, mul ei olnud võtmeid, ei olnud ka võtmed siiamaani kadunud, pidin uued tegema. Mingi ilge nuss oli sellest autot pukseerima minema, et saaks uued võtmed autole ja räme kepp, nüüd ma ei lähe mitte kuskile enam autovõtmetega, kui mul ei ole vaja neid. Või kui mul autot kaasas ei ole, siis ma ei lähe mitte kuskile autovõtmetega. Oota, koduvõtmed olid või? Ei, mitte midagi ei olnud. Politsei viis koju. Kuidas sa tuppa said? Korterikaaslane oli toas. Aha, toi. Hoppas. Siis
ta võttis vastu meid. Mul on sellega... mida muidu oleks Kaileri hullu. pauk olnud, ma arvan, võib-olla. Mul on sellega ka üks naljakas lugu, kus ma ükskord koju sisse sain. Ma elasin Kalamajas, mul oli siuke väike tiikukarp, mille eest makstakse, kõik teavad, kui palju, on ju. Ei tea. No, Kalamaja hindadega mingi siit. no mingisugune ma maksin 3,56 10 ruudu eest. Midagi sellist. Ja siis sinna kommut ka juurde ja ma läksin peole, unustasin võtmed koju. Ja mul oli niimoodi, ja see oli täielik peldik see koht, nagu reaalselt nagu, no peldik nagu. Ja see mul oli reaalselt toas uks, nagu mitte välisuks, vaid nagu terrassi uks. Nii. Aga kui sa ukse lahti teed, see on teine korrus, siis ei ole terrass. On nagu alla kukkumine sisuliselt, on ju. Ma tegin suitsu seal akna peal niimoodi, tilbendasin jalgu niimoodi õhtuti kodus, on ju. Aga seal kõrval oli katuse see nagu see ka, kui noh, ongi mingi katusosa, vaata, mis alumist ust nagu katab, on ju. Nii. Ja see ainuke inimene, kellega ma seal kortermajas nagu läbi käisin, elas, tema köögiaken oli selle katuse koha peal. Niisiis, mina läksin koju, mõtlesin, okei, et ma ronin sealt kuidagi sealt nagu uksest üles, on ju, et ma noh, see uks on nii palju lahti, et ma surun, siis ta läheb lahti, on ju. Et siis ma ronin sisse sealt. Ja siis mõtlesin, no kurat, mul ei ole siin mingi redelit, mingi autoga ei pargi all või mitte midagi ei ole, nagu siis mõtlesin, ma 4 meetrit pikka nüüd ei ole, ma ennast väga üles ei tõmba. Siis ma helistasin talle, ütlesin, kuule, et kas ma võin su köögiakent laenata korra? Siis ta ütlesin, mis sa teed? Ma ütlesin, no võib juhtuda niimoodi, et stsenaarium on selline, et ma lähen katuse peale ja siis löön akna sisse ja lähen tuppa. Mul on võti köögilaua peal. Ja nii oligi. Siis korisin ta aknast välja, see katuseks nagu reaalselt, see oli mingi plekk niimoodi. No, nii lähedal, et sealt plekist läbi minna, on ju. Ja siis ma lõin akna sisse ja läksin tuppa, võtsin võtmed ja läksin välja jälle. Süüa oli vaja tuua. Living life on the edge, noh. No, koju peab saama kuidagi. Kuidagi peab koju saama, jah. Ukse abil äkki. Muukimine tuleb ära õppida, lihtsalt muud jällegi, noh. Kättemaks kontorit vaadata. Või siis MacGyverit. No sisuliselt see vibe oli. MacGyverit. Nagu Marion, lase mind oma kõige sisse. Reaalselt. Ei ole kättemaksu kontorit kunagi väga vaadanud, nii et ei tea. Nagu ma olen mingi paari osa vaadanud, aga need on nii ajuvabad minu arust olnud, ma lihtsalt ei suuda jälgida, noh. Nüüd need kõik noored tüürukud. Kõik vihkavad sind. Nii pohv oli, absoluutselt. Vihake ei koti ka. Nagu, ma ei tea, ma ei saanud aru. Seal oli mingi üks stseen lihtsalt, kus vennad, mingi vend oli kõredi kappi kinni pandud kuskile ja siis nad vaatasid seal, et neid kruvisi suumiti sisse täiega ja siis vaatasid, oi, need on nii ilusasti pandud siin kruvid, see vend peab kindlalt Tisler olema, nagu kes ei oska kruvi sisse panna. Kuidas saab futsi keerata selle nii lihtsalt. Siuksed järeldused, siis ma olen nagu see veits ebarealistlik. No, ma vaatasin esimest osa päris mitu korda, aga puhtalt ainult sellepärast, et Kadri Adamsoni rindasid näha. No nii, mis kõik välja tuleb. Kindlasti seal on huvitav, mõned storid huvitavad. Oskaril need dissid ka? Jah, täitsa haige. Wow. Miks ma siis ei vaata, jah? Nüüd on seal, nüüd on näha. Siis nüüd on tore vaadata. Seppen, millal disse vaatasid viimati? Millal disse vaatasin viimati, jah? Ma ei teagi, enda omasi, ma arvan, peeglist ei ole. Ja... Meeldis, mis nägid sealt? Ma alati meeldib. Nagu enda üle peab uhke olema, ma ei tea. Aga räägi siis enda stiilimuutusest, mis juustega toimub ja mis... Lihtsalt kasvatan välja. Nagu ei tuldki mingit otsust, mõtlesin, et mul ei ole ammu olnud ja mõtlesin, pohhu kasvatan jälle välja. Nii huvitav, ma olen juba harjunud, ma ei mäleta enam, nagu milline sain olid. Mul olid lühikesed suht, nagu vahepeal mul oli täiesti pähe ju, mäletad. Ja mul oli vahepeal suvel, mul vist augustis viimati käisin juuksuris. Ja sealt maani pole nagu lõiganud. Ei no lihtsalt ma võtaks aega nagu to appreciate his like nagu clothing choice today, sellepärast et nagu müts on kampsoni ja jalanõudega ühte värvi, tõsta korra oma jalga. See on nagu täpselt story. Need sokid ja siis need püksid. Ma ostsin, tossud ostsin esimesena, siis ma ostsin selle, leidsin, et täpselt sama värv ja mütsi leidsin mingi 3 nädalat tagasi HM-ist kuskilt. Lihtsalt, et sama värv, ainult selle pärast. Ja Oskar näita enda kosse, ta pani ekstra. Full white. Vahetus jalanud. Need on mu vahetsin, ma pole pannud siia seda spreid veel peale, mis mustust on niiskust hülgavad, mis tähendab seda, et peale seda salvestust ma võtan neid jalast ära. Kas sa oled tossupede või? Mis mõttes?
sulle meeldivad mingi ilged nagu ilusad tossud ja Sneakerhead . ilus ju . ilus on . Sneakerhead . mulle ilgelt meeldib , sa peaks nägema , mis mul kodus on , need kuradi Reebokid , mis ma ostsin . aga ma paneks valged sokid . ma paneks ka valged sokid , aga mul ei olnud valged sokid jalas täna , nii et noh , ups . mul on küll täiesti savi , mida ma kannan . aga samas mustad sokid , must püks , mustad prillid , tegelikult on nahktagiga seal . nii et noh . minul on null stiili . ei ole , on vä ? igaühel on kindel stiil , Ma lihtsalt võtan kujuneb mingi ise välja . püksid , särk ja aga sa oled Sokid. valinud endale riided selles suhtes , mis sobivad enamjaolt kokku , sa ei pea mõtlema selle peale , vaata . ja point . ma sest nagu et nagu see on väga okei , mis sul nagu selles need miljardärid , vaata , ainult Jah. musta särgiga . siis me ei Aa. pea mõtlema , tegelikult on ju niimoodi . no Steve tegelikult , Miks Jobs , mitte? kõik need . no tegelikult valida neutraalsed pasteelsed toonid , siis on korras . Endale peab meeldima , kus see on kõige te , tähtsam kus . te shoppamas käite ? Humanas käisin just alles . Nice . ma ei tea , jaa , sitaks asju mingi . Vintage ma või käisin , tavaliselt ? ma käisin vist , ma käisin Vintage'is ja ma käisin nagu 2 erinevas poes . ja ma leidsin sealt mingi , ma läks 30 kokku ja ma leidsin igast asju , mingi lühkasid , need püksid , siis kuradi Need . ja mingi kuradi Timberlandi mingi siukse bomberi leidsin , mingi särgi , mingi No see on nii Adidase mõistlik shortsid oskus , tegelikult. seal oli see kuradi half price day , vaata . Mhm. 50 kõigilt , vopšee . peab rohkem käima . aga mul on sama ju , mul on ka kiirmoodi , siis mul on kaltsukad . jah , mul on ju kõik mingid Sama. kleidid ja kontsad ja kõik on kaltsukast , ma ei leia reaalselt nagu noh , poodidest . tänapäeval on see nagu hea , et see stiil , mis sulle sobib , see ongi see hea . et ei ole seda otsest nagu siukest stiili või on või ? kõik tulevad kuradi ringiga tagasi , kõik igaüks , tulevad jah . praegu Mhm. tänapäeval on see nagu stiilivalik nii erinev , vahepeal lähed , käid Sveta ees , seal näed täiesti teistsugust stiili Mhm. inimesi . see on lappes , Või mida nagu käid- noored kannavad . Jaa. mis nad kannavad ? ma ei tea , mingid full laiad püksid . No see on laps- 70-ndad tulevad tagasi või Jah. millal see Need oli ? peenikesed kulmud pidid ka tagasi tulema . aa ei , aitäh , ei aitäh . mis peenis , need Nagu, et sul ongi nagu triip, vaata. Need linnud või ? ei , ei , need nagu, triibud lihtsalt , siis vaata , nagu mis joon oleks , mitte Nagu nagu Need ongi paksud . linnud ju , need , mis 90-ndatel olid . kajakad . no kajakad on nad nii või naa ju Jah. tegelikult . see on ka kajakas praegu siin , Jah. Helenal on ka kajakas näos . aga peenem kajakas või ? jah , jaa , nagu vaata , mäletad , 90-ndatel oli hästi popp oma kulmud väga peenikeseks , nagu noh , sisuliselt triibuks kitkuda . ma arvan , et Tanel on see vend , kes ei saa nagu aru sellest vahest praegu . kui sa näed , kui sa näed seda , siis sa saad aru . jah , oota , aga ma pean , 80-ndad kulmud või ? ei , 90-ndad , 2000 , 90-ndad, midagi sellist . isegi 2000 jah , ma olin ju noor ja siis ma ju olin väga . kuradi daamid ja ei , härrad ja daam , ma korraks jätan teid üksi , ma käiks vetsus . ahah , sihuke 3-4 minni , ma loodan , et nii kaua ei lähe . tead , kus Aga- vets on või ? ja ta jaa käis , selle ma juba käisin , leidsin ühes . milles ? aga ma mõtlesin , et nagu sa rääkisid , et rääkida Rannamajast ka vaata veits , räägime . päriselt . et äkki Ja meil see on oli mingi populaarne. sihuke asi leiame , mida keegi ei tea , vaata mingi sihuke backstop , back kuradi . jaa , täpselt , Sa- näe , ja vaata . mõtle siis . sa tahad öelda , et see tuleb tagasi või Jaa. ? jaa , see tuleb tagasi . naised , ei , lõpetage ära . see tuleb tagasi , jah . mida te ajate ? see tuleb tagasi jah no okei , see võib-olla natukene , aga ei ikkagi . miks ? anna no samas , kui endale meeldib kõik siis . tulebki tagasi nagu , ma ei tea , mul mingid , kes ongi , nad ei ole nagu vanem generatsioon , aga nad on noh , teist ka mingi paar aastat vanemad , sest nad on ka nagu mingid vist nagu noortest nagu riietusstiiliga toimunud . Ja no aga see on pange- kogu aeg vaata ju olnud . aga see käibki Ei, ringiratast , pange tähele , selles jah, suhtes 70-ndad tulevadki tagasi , sina praegu kannad ka 70-ndate nagu see , mis oli pruun , oli populaarne ja samuti tumeroheline ja siis siuke no jah , mul ka paremad püksid praegu jalas olevad . noh , onju , et sul Nad on oleks veel nagu laiemad , siis on suht sama . see on täpselt sama nagu kõik need Pokemoni kaardid ja kõik need on ka tagasi tulnud . nii , et ma tahaks Yu-Gi-Oh kaarte mängida nagu , keegi palun lihtsalt mängige ma tahaks tasodega mängida . ja nendega tahaks tasod ka oli- mängida ja mul oli sitaks tasosid . spinnerid , oi plee . see oli jõhker ju . mul oli Meil oli- lilla spinner ja siis oli vaat see , kus sa lased , vah . meil oli koolis ühel venel oli see kuradi see laud või noh , see , kus selle kauss vaata . see vend oli nii kõva vend , et täitsa perses ja . versus kauss oli küll õige teema Paned- kunagi . mul oli teises klassis klassivend , kes oli ostnud endale spinneri vahel , vaata seal käis see metall , vaata , mis nagu oligi see , et mida raskem , seda kauem ta keerleb , onju . ja siis ta oli mingisuguse custom made teinud endale ja siis ta tegi kõigile pähe kogu aeg ja siis keegi ei saanud mitte muufi aru ja siis kord ütles , et kuule , pst . mul Vaata, oli mul ka on see siin vahel. ma tegin ise Nii kiiresti? noh , 3 ja 4 minni siis või ? sups alati on mõistlik öelda veits rohkem kui
supp see valmis ja ongi tehtud. tule nüüd. ma kusjuures ei julge kunagi teha saate jooksul, sest et ma näen välja nagu hamster. Eile ma tegin TikToki laivi hommikul ja siis ma ütlesin, et ma hakkan vaikselt ära lõpetama, sest et ma pean linna minema ja tahaks see on mingi snussida. tugev või? ei, see on niisugune meedium. Et tahaks snussida ja linna minna ja siis nad on nagu, aga pane alla. Küll kuradi Viimane lonks pane põhjani. Tanel välja editib. Tead, et see plörrib ära su näo lihtsalt natukene. tead, et viimases lonksus on alati mingi 30% ila. Ila, noh. ei, aga See on jammi, mingi- mõtle Oleks midagi uut, et me tattime. ei, sa saad kuradi saad teise inimese kuradi baktereid ja kuradi No, siis normaalne, peaasi, et suguhaigus saad. enda Ma kuradi keha on ja vapšee mul on kõik olemas. tugevam. Jah, see on aus point tegelikult. Keha on tugevam ja ei, süstima peab ikka ja siis on tugev. me õppisime praegu on see, et hakake madiseid jooma lihtsalt tuimalt. Madiseid. ja see on see Hakkab viimane, jälle vaata, kui see, kui on kui on õlut joodud, on ju, siis see 30% tatt, selle nimi on madis. see on madis. Hakake madiseid jooma lihtsalt. Madis, kust see tuleb? see madis on kõige parem, mis on nagu järgmise päeva hommikumadis. Nämm-nämm. ja sa lähed korjad purka kokku. Palun ärme hakka jälle mingit imelikke jutte rääkima. Ühesõnaga, Seppen ütles väga hea idee meile. Hakkame nüüd Rannamaja rääkima. ei, ma mõtlesin, et nagu mingit siukest tausta asja, mis juhtus, mida nagu mitte keegi nagu ei ole läinud või nagu mida keegi ei ole rääkinud ka veel. Kas on üldse midagi siukest? No mina arvasin, et see Viki, minu ja Toomas äramukkimine oli behind the scenes, aga see quickly got nagu... Ma ka absoluutselt ei teadnud, et siuke asi juhtus. Mis asi? Vaata, oli see kord, kui... Mina, Tanel ja Hanna... Te käisite date'il ja siis mina, Toomas ja Viki olime kodus ja Viki mukkis meie näo ära. Nii. Ja siis me läksime üles tuppa ja mängisime YouTube'ist, ma guugeldasin sample noise women laughing, ja siis ma mõtlesin, et see ei läinud sisse, aga apparently läks. Kõik, nagu Hanna ja Tanel ei uskume, me olime mingi... See oli top-notch huumor tegelikult. Ma ei usu. See oli nii näljakas ka, et siis tuli, et see oli lihtsalt need näod on mõlemad, see oli lihtsalt nagu... Siuke nagu peas. Aga ma ei tea, kas seal oli midagi sellist. Nagu näiteks see, et Toomas vahepeal puu otsas käin, ma vapšee ei teadnud, et siuke asi juhtus. Ma ka ei teadnud. Pärast sain alles teada päris palju asju. Saatest nagu nagu saatest said? Jaa. Mul oli ka pigem see, et ma sain seal teada, et see oli ka või. Mul läks ju meelest ära, mis seal juhtus. Nagu mul on selle nagu tuntusega või sellega, mis kaasa tuli, see täiesti errorisse tõmbas vahepeal nagu, miks see nagu, ma ükskord käisin jõuksis ka ja no obviously kõik vahivad teda, nahku te vahite või nagu ma olen täiesti tavaline inimene nagu kõik teised, aga siis ma ise hakkasin üle mõtlema sellega, et aga miks te kõik vahite mind, kas mul midagi viga või kas ma teen midagi valesti või ja siis ma ei tahtnudki ükskõik kuskil käia, kuskil näidata, sõpradega ei saanud kokku üldse aga nüüd ma üritan rohkem teha seda ja siis mingi lõpuks sisendasin endale lihtsalt, et vaatavad lihtsalt sellepärast, et teavad, kes ma olen, nägu näinud, tegelikult ei ole nagu mitte midagi vaata. See on siiamaani, ma käisin ju reedel linnas, klubis käid lihtsalt. Klubides on aga midagi ei ütle, vaata. Purjus inimesed ka, vaata. Purjus inimesed ei ütle midagi või? Mida sa oled? Ma olin oma seltskonnaga, ütleme nii, et nad väga Kusjuures kui sa oma seltskonnaga või kellegagi kõnnid tänaval, siis nad nagu väga ei kiusagi sind vaata midagi muu asjaga. Üks nipp on vaat see, et kui sa oled nagu naine ja sa lähed linna, siis sul peavad olema meessoost sõbrad, siis keegi ei tule. Ja see reaalselt toimib. Kohe, kui sõbrannaga oled, siis on nagu, siis on aamen, siis ei viitsi lihtsalt. Ei, aga see... Mul on nii palju nagu siukest halbu kogemusi ka olnud või nagu ebameeldivaid, ütleme niimoodi. Räägi. Näiteks mingi beach grind või midagi, see kui mingi võõrad inimesed lihtsalt näppima tulevad mingi sa oled see vend ju nagu, kes sa oled, ma ei tea isegi sinu jaoks täiesti võõras inimene, ära puudu mind. Täiega nagu siuke asi, aga see on purjus olekus just. Aga samas justkui sellega pead arvestama, sellepärast et tema on vaadanud sind sotsiaalmeedias ja siis sa oledki tema jaoks justkui veits nagu sõber. Sest ongi see, et mul on ka see, et inimesed tuleb minuga rääkima, et ma ei tea, sorry, ma ei tea mitte midagi sinust. Nagu mul ei ole selle vastu, nagu samas ei ole midagi olnud, kui sa tuled, oled nagu respektabal ja soliidne. See on jumala fine. See on isegi lahe. Aga nagu vahepeal lahedaid asju ka, üks vend ütles, et ma olen ta kangelane ja ma ütlesin, jah. See on iidol, see on päris Teil on ka seda öeldud raudselt, on ju? Minu arust tundub see nii utoopiline. Millega ma päris täpselt hakkama saan, et sinul sellise staatuse ära? Sama. No näiteks ju, ma nagu väga palju ei ole ju süvenenud sellesse podcast. Aga ühesõnaga, kui mulle kirjutatakse, et ma saan,
täiega lahem kuulata teid ja mingi muudame päeva paremaks. No aus ju. Aga kas sul on mingi nagu veel halvemad mingid kogemust nagu kellegagi, et keegi ütleb midagi või? Ei, igast asju mingi üks vend ütles, sa oled see TikToki vend ja ma ütlesin, ma ei ole TikToki isegi teinud. Siis ma ütlesin talle vastu, et sa see komöödia vend vist ja aga muidu, ma ei tea, ei ole vist väga palju, sest enamus ikka asjaks meeldivad. Teil on mingid halbu kogemusi? On küll, ühed vennad rottisid mult kuradi õlut ükskord. Mul on just vastu. Nagu silme ees ka mul põhimõtteliselt, keerasin selja ja siis vaatasin, nägin. Mõtlesin, okei, tavai normid, andsin neile nagu veits õlli, et võtke vaata, just endale sain tasu selle eest põhimõtteliselt. Mängimise eest tasu ja siis andsin neile lihtsalt, et sõbralikult vaata. Ja siis panin rottis, ma olin nagu okei. Mul oli just vastupidi, et ma olin Veenuses, siis mingi vend läks õlaga pihta mu joogile, mul kukkus jook maha ja siis ma olen selles, ütleme 95% kindel, et kui ta ei oleks mind teadnud, siis ta oleks nagu pohhu jääda, aga siis ta ostis mul uue joogi ja paid topelt veel. Oota, mul on siiamaani see nali meeles, kui me Heli tehases käisime, kui see vist Rannamäe juba väljas oli või midagi, vaata, see on ülinaljakas. Kui me läksime, vaata, Seppen on mingid alad, see olid mingi noored, vaata, Jaani Kainen olla mingi suht nõme, vaata, mingi siis oli see, kui piirangud tulid peale ja ei saanud enam jooki osta ka, vaata. Ja siis oli see, et ma reast nägin Seppenit mingi 30 minta hiljem vendal lihtsalt mingi, ma olen täiesti mõttes. Sai mingi tasuta jook rottisin ma mingi maga. Juudikas lihtsalt. See on tore. Kui pakutakse, siis ma ära ütlen. See on nagu see, kui me Magnetis käisime, vaata, kui meil oli üks esimestest podcasti nagu kohtumistest, et mis me nüüd siis tegema hakkame ja edasi ja vaata, kui me läksime edasi peole, siis oli ka see lihtsalt tuleb kuskilt niimoodi, sa oled nagu okei, I'm gonna drink this ja ma loodan, et siin sees midagi ei ole. Aga samas võib-olla. Võib-olla. On olnud neid olukordi. Hästi palju on olnud sihukest asja ka, et kus inimesed ütlevad, et ma tean sind kuskilt, kus ma tean sind, aga ma ei teagi ju. Olin Turmamees Island Soundil ja ma olen ka huianud. Ja siis lihtsalt ma kuradi ja ei öelnudki, lihtsalt mõtle välja. Mul oli kes Butterfly kuskil vetsus, vaata, mingi vend tuleb, kuule, ma olen sind näinud kuskil, vaata, ja mõtlesin nagu, et ma ei tea, kui sa oled mingi telekas oled olnud, ja mõtlesin nagu, et ma ei tea, võib-olla, sa oled mingi näitleja, raudselt näitleja. Ma olin mingi, no ei tule meelde, vaata. Kurat, ma nägu on nii tuttav, mõtlesin, et ma ei tea. Võib-olla tõesti, võib-olla et kuskil näinud. Ja ta ei saanudki teada, jah. Nii raske on see huiamist tehes, kui nad nii otse küsivad. Mul just oligi siin laupäeva õhtul, ma läksin koju, ma olin bussis ja siis ma olen telefonis ja üks tots tuleb mu juurde, kuulge vabandust, aga need näete täiega välja nagu Rannamäe oska. Ja siis ma nagu vaatan otsa talle ja siis ma ütlesin, ma arvan, et asi on selles, et ma olengi. Sest ta küsib nii otse, ma ei saa enam nagu. Siis ta küsis, kas pilti saab. Ma ütlesin, bussis nagu, ma ei tea, siis ma küsisin, kuhu sa sõidad? Bussidiks. Ta ütles sama peatuse, kui ma sõitsin, ma ütlesin, davai, et mine istu, siis teeme seal. Chilli veits. Ma tegin eile oma fänniga musi. Naine. Aga nagu reaalselt, nagu kõigepealt, nagu andsin nagu kätt, vaata, ma korra läksin rahva sekka, me tegime mingi pilte, vaata, ma olin tööl eile. Ja siis, juhu, tšau, jee. Ja siis ta oli nagu mingi, kuule, musi võib teha, ma olin, davai. Siis tuli fotograaf ka, tegi pilti ka, mis sellest nagu, vau, su tegeli. Väga pull. Mind võib muistada. Aga võt üks asi, mis mulle ei meeldi see, et nagu ma isegi reageeri inimeste peale, kes ütlevad mulle Rannamäe ja Seppen nagu absoluutselt. Kui sa juba alustad seda vestlust niimoodi, siis ma ei võta sind tõsiselt. Tead, millega mina olen? No ma saan aru, see on nagu paratamatu, aga lihtsalt nii on, come on. Pakkuge see fraas, mis mind närve jääb. Kuradi hambapesu Helena. Hambapesu kuninganna. Reaalselt läksime... Hambapesu kuninganna või? Nagu reaalselt läksime tööle ja siis 16 pluss pidu oli, vaata. See oli ka... Ma üldse isegi järgi teha ja siis töös hambapesu lause ja mu sõbranna oli lihtsalt mingi päriselt ka nagu. Siis ma mingi, lapsed. Jõulul, las nad olla, vaata. Ma ka ei pane tähele, aga vaata, meil olime seal see, mis see baar oli, või pubi oli, kus me sõime, vaata, kus see mees istus nagu lauda, midagi nad ilkusid seal kuskil, ma ei pane tähele, ma räägin teiega juttu, ja siis ta tuli lauda ja hakkas nagu nõmedalt käituma, aga siis on juba see, et kõle härra, see on väga nõme, palun mine ära. Nagu. Esinetakse lihtsalt hästi palju, vennad esinevad nagu... Aga vaata, neil ei ole midagi öelda ka, nagu sellepärast ma küsisingi su käest, kas sul on nõmedaid olukordi olnud, sest mul on nagu reaalselt niimoodi, et nagu ma olen konkreetselt olnud nagu, no ütle näkku, kui ma ei meeldi sulle. Ütle mulle mingi põhjus ka, miks ma ei meeldi. Ja siis lihtsalt jaurab, vaata. Mitte mingit põhjust ei tule, reaalselt see olukord läkski nagu niimoodi, et ma ütlesin, et davai, ma lähen koju ära. Nagu me olime ühes korteris, üks vend tuli ja lihtsalt
nagu nii nõme oli. Kogu õhk oli ka mingi, mis asi see vend on. Siis ma ütlesingi, davai, ilusat õhtut, ma olen koju ära, aitab küll, vaata. Ja siis ühesõnaga see vend pandi paika, mis oli selles mõttes nunnu, vaata, et nagu nad said aru, et see ei ole normaalne lihtsalt, et nagu võta mind nagu inimesena, mitte ära lihtsalt jaura muga, vaata. Aga noh, inimesed on igasugused, ja täis ka ja vaat ei ole, vaata. Stay humble, noh. Aga Rannamäe behind the scenes mingid asju, mis välja jäi. Mul on küll päris palju, ma arvan, mis välja jäi. Nagu, kas te mäletate seda munamängu, mis me tegime? Või? Tegite mingi munamängu või? Vaata see, kus me katki lõime neid. Jaa, oli küll, jah. See ei läinud sisse. Seda ei läinud sisse. Siis tegelikult ju, ma arvan, mis on päris hea sisu. Me oleks peaaegu Toomas ja Vikiga 3 teinud. No. Jaa või? Me olime, mäletate, te käisite seal Männikul. See oli vaata siis, kui kas ma ei tea, midagi Toomasega vist rääkisime, mingeid asju selgeks vaata. Siis ma ütlesin, chill, vaat ei ole, vaata, lähme eluga edasi. Ja siis tuli vaata see nali, et mingi, et Helen, ma lähen üles vetsu vaata. Ma ütlesin, nii. Siis ta oli mingi, et no võid ka tulla, ma ütlesin. Võid ka tulla. Jätan vahele, vaata. Aga siis see nagu jutt läks nagu nii selliseks. See oli enne seda, vaata, kui see mingi, meil oli see Epp Kärsini, vaata see kuradi õli ja asjad. Siis me olime nagu mingit, hakkame katsetama midagi, vaata. Ja see oligi see, et nagu, teeme 3 siis juba, vaata. Ühesõnaga, sellest, ma arvan, see oli suht äge vestlus, mida ma rääkisin. Mul oli natuke kahju, et seda sisse läinud, see oli päris hea sisu. Nagu. Pluss meie see jooga, mäletad? Jaa, see ei läinud. Siis, no see oli haige, mis meist Seppeniga kokku pandi ja nad ütlesid, et aga kas sulle ei meeldinudki siis Seppen või? Ma mingi... Lampend, jah. Täna nagu... Ja, see ikka oli, noh. Skeemitavad. Aga mis Andrei teeb ka vapše, et kuradi mingit saadet nüüd ju kuradi seal Türgis. Suhtlete ka? Vahepeal olen rääkinud, sünnipäeval käisin ja rohkem nagu väga mitte. Ma lihtsalt ei mõista seda, et miks seal peab olema separate streaming service, aga no... Tal on nagu eraldi, vaata, see saade läheb sinna, et tal on mingi oma enda streaming service. Ei, aga samas ju ma loos lüke ju, kuradi, kui sa tahad näha seda, mõtle mingi kuradi 3 nädalat Türgis, kuradi täiesti next kuradi step juba. Ma arvan, see oleneb lihtsalt siis sellest, et kui palju sellest kirjutatakse, sest et kui sellest ei kirjutada, siis kes see sinna väga... Ja loodame, et nagu sisukaid inimesi läheb. No midagi. Ega selles mõttes Rannamäe toimis kõik päris hästi, ma arvan. No, tegelikult on savi, mida inimesed ootavad. Kvaliteeti otsast ei vaata, mingid mikrid seal peale jäävad. Peas, et kui keegi midagi teeb, siis... Peas, et see sisu oleks selline, kus sa saad mõelda, et nagu mida... Tsirkust, jah. Millised inimesed olemas on, et... Jah. Poissmeeste, mis see oli õhtu või pidu? Oi, see omab see saade. Ta täitis oma eesmärki, kõik rääkisid sellest. Ongi, jah. Jah, aga kas see on nagu hea maine või nagu... Mina ei ütle, et see kuradi ma ei tea, mu maine on nii lappas. Perses oli see saade ikka, ma ütlen nagu otse. Aga ei, see Kevin Ausventra kirjutas mulle ja... Kirjutas sulle? Ja, kutsus sinna mingi kuradi peole, midagi üritas teha, midagi teha. Kõike, jah. Kuul teema oli sellest. Vist ei saanud asja vist. Ei no, ma... I did not notice, et see on see sama Kevin, vaata. Ma mõtlesin, mis toimub, vaatasin seda listi, vaatasin, mingi Brigitte on seal ja värgid. Mis nagu toimub, et miks ma siin olen, on ju, esiteks, oligi seal õige, Unt oli, Fookin oli, Hanna, Ženja, jaa. On täiega lahe. Hanna oli, sina olid, ja siis sina ehk siis Tanel on ju, ja siis mina ja mingisugused inimesed veel, ma vaatasin seda listi, ma olin nagu, et nagu see on väga nagu kirju. Väga, jah, just nimelt kirju. Ma mõtlesin, siis ma vaatasin ainuke nimi, kelle ma kohe ära tundsin ja kui ma oli Tanel ja siis ma kirjutasin Tanel, et kuule, mis asi toimub. Ja sealt hakkas välja kooruma ja siis oli seal mingisugune Hanna draama ja mingisugused asjad, ma lihtsalt olin nagu ma ei lähe või taha. Plamp. Seppeni üritusel lähme, kui tuleb. Muidugi. No, siin on aega veel veits. Tantsurukud vaja on. Seal tuleb või tantsupoisse? Tantsupoisse, ei, mul on kõik tulevad see kuradi, ma ei hakka rääkima midagi veel. Jah, sest ei tuned. House'i vaja mängida siis? House ja kõik ja beach party'd võiks teha. Mingi Eestis tahaks ringi reisida veel veits. Jaa, mul tuleb see Hot Boy Summer. Nagu ma tunnen seda oma kontides. Mis asi on Hot Boy Summer? Vaata, on Hot Girl Summer. Et kepib ringi ja naudib elu. Elame life'i või? Elame life'i on selle nimi. Mul tuleb see, ma tunnen seda oma kontides ja selles mulletis, mida ma kasvatan. Selles on see tunda siin taga juba, et see tuleb, see on tulemas. Ma hoiatan ette lihtsalt. Eelmine suvi oli reaalselt üks mu mingid elu parimaid suvesid. Nii head ilmad olid, nii nagu mõnus vähe. Ma olin nagu mentaalselt korras. See oli vahe.
vahva . ja ma tahaks ka, et sama palav oleks see suvi . ja , et ma sa käiks , ma vangis käiks , istuks või ? võime loota , et on hea suvi . selge siis . jah , täpselt nii . kui sul oli elu raske vahepeal , siis vähemalt sa ei istunud vangis . no Jah. aus , aga ikkagi kõik on nagu kogemus ja õppetunnid , noh . ma olen teistsuguseid õppetunde siin saanud vahepeal enda käitumise kohta , mis on juhtunud asjadega . aga nendest ma pigem ei räägiks . aga julgusta siis neid inimesi , kellel mingid asjad pekki lähevad või midagi ütle neile või ? ei , lihtsalt ma ei tea , tehke nii hästi , kui te suudate ja kuradi enda töö kvaliteeti ei tohi kunagi alla lasta . tead , mis ma sulle ütleks või ? usu rohkem endasse . jaa , seda küll ma endasse vahepeal ei uskunud üldse , absoluutselt . ei uskunud üldse , et ma saan millegagi hakkama ja kas ma üldse oskan midagi ja no sinu puhul on fun on see , et sa nagu , mida rohkem sa avad , seda rohkem huvitavaid külgi sinus välja tuleb . no vot , et kuradi , sa aga oled siis nagu tuleb see Jack in the box . tuleb enda üle peab uhkust tundma enda nagu tegevuste järgi , iga asi , mis sa teed , nagu pead hästi tundma selle üle ja ikka sisendama endale positiivselt , muidu ei saagi , noh . isegi kui läheb halvasti , siis ikkagi ja nagu siis see on proovid õppetund . uuesti , teed Just. midagi muud moodi , ta-ta-ta-ta . Jah. eks ole , Tanel ? justkui . justkui , mulle meeldib see , aga vaata , Tanel on lihtsalt nii fucking positiivne inimene , Jah. vaata . nagu siin on nagu miks sa täiega nii nagu see vahe positiivne vahel , oled vaata . ja natukene mul on negatiivne ? ka nii raske kurta vahest Tanelile asju , istun autos , ta on lihtsalt mingi nii , no jaa , nii , aga edasi . edasi , Jah. nii , No, miks mis sa nüüd sa- vigised , tee paremini , jah, nagu täpselt. no jaa , aga nagu ja mul on täpselt sama , kui ma olen Taneli õlale nutma läinud , et mul on elu sitt , vaata , siis ta on mingi no nuta , aga Nuta, ma aga- mingi aga nii . ongi ju . reaalselt läks , karti sõitma läksime , siis ma ei mäleta isegi mille pärast ma kurtsin püsti , nagu see ja too ja kolmas on nii , aga tee paremini siis . Jah. Never settle . no ongi jah . just olengi nagu ma ei näe sellele vingumisele näe nagu pointi , see ei Ei, vii kuhugi . vingumine- eks me kõik vingume kogu aeg ju , ega eestlased eriti vaja iga asja üle viriseda , küll on liiga palav ja küll on liiga kuradi märg ja küll on , ma ei tea , kütsihinnad liiga kanged ja ma ei tea no ma ei tea , kas on või ? kütsihinnad jah . rahakott hakkas rääkima . ei oota , korra läks ei , sellepärast ma mõtlen seda , et ma võin kõik paagid täis panna . Ei, mul mul on- see no oleneb mida , aga las ta jääb . igatahes , noh , Tanel . come on , natuke ikka vahepeal . selles suhtes , et muidu mul läks paagi täis veel mingi 80 euri , nüüd Jah. mul läks sott . hull asi , no 20 euri , noh . tegelikult ikka vahepeal oli rohkem , mul on , auto võtab nii julmalt kütsi , ma ei julge sõita ega auto päris kui katki . suur mootor sul seal peal on ? 2-0 , nagu ta ei ole suur , aga mul on lihtsalt praegu laager on läbi ja kuradi sul on seesama auto ikka või ? ja ma ei müü kunagi maha ka seda . väga õige , sest et mina sain lahti sellest autost ja ma kahetsen seda siiamaani . siis ma ühe teise auto müüsin ja ma sitaks kassisin selle üle ja kahetsesin , et müüsin . siis ma seda kindlasti ei müü . jaa , see on lahe , mulle meeldib . see on ja sitaks cool tuleb , auto teen . lihtsalt korda ja kuradi ongi kõik . jutt käib E34 viiendast seeriast , jep , muide . Banger . sain jäärajal veits käia ja Mhm. lasin täiesti , võtsin viimast sellest autost , natuke sõitsin pooleks ka seda , stange natuke katki , aga siis tuleb korda teha . ma arvan , et mul on motikaga sama teema , ma ei usu , et ma seda kunagi maha müün . Reliik . mul on juba Reliikmia. sentimentaalne juba , see on Jah, nagu see ongi see. ma ei kuidagi mälestused Seppeni , Bemm või nagu kuidagi kõik nagu teavad ka seda , kõik tunnevad ära Mhm. selle järgi . äkki see on nagu osa identiteedist , ma olen kuradi Mhm. Bemmi oss veits . no Te peaksite nägema pilte mingi 2016 aasta minust mingi full kuradi rullnokk ja kuradi Nike SB-d ja kuradi , mis ma veel kandsin igast sitta seal miks sa Rannamäe läksid üldse ? lambist , sest et kutsuti . või nagu ainult , et nad valisid , oligi ainult see , et nagu valiti , mul ei olnud muud nagu aga miks sa sa tunned, kirjutasid , miks sa kirjutasid sinna üldse või ? pulli pärast . pulli pärast . oligi , Twitteris keegi vend pani ja siis ma panin , pohhu panen ka vaata . aga kas sa tunned , et seda pidi olema , kas seda pidi olema su elus ? et kas ma nagu kahetsen seda , ma arvan , ei kahetse kindlasti , sest et ma ei oleks see inimene , kes ma praegu olen , vaata , kui ma ei oleks käinud . aga samas , ma ei tea , võib-olla ma sain teada enda kohta asju , mida ma nagu kas tahan või mida ma nagu otsin elult võib-olla . ütleme niimoodi . ja siin on vaata see , kes nagu ei tea nagu seda reality tausta , mingi mida sul õppida on ja mida sul tunda on , aga palju nagu päriselt inimesed näevad end kõrvalt nagu mingeid asju tegemas või nagu üldse nagu absoluutselt kõik . see tähelepanu ja kõik . jaa , nagu mul mind hakkas nii häirima see vahepeal täiesti , absoluutselt .
sellepärast mulle meeldis, kui see maski kohustus tuli. ja sama. kusjuures küll, aga nad panevad, nad klokivad selle pealt ka ära. Eriti siis, kui mul see lõhe veel kulmus oli, siis klokiti täiega ära kogu aeg. Klokiti ehk siis nagu nähti siin. Vabandust, sorry for my estonglish. Klokiti, mis seos selles on? You can clock somebody, nagu you know, you can figure something out. Paned nagu kokku, vaata, või kuidas, ma isegi ei tea, ma nagu saan aru sellest väljendist, aga ma nagu miks klokk? Jaa, miks see tähendab? I'm so sorry. Vabandust. Ma olen lihtsalt uudisimulik, mul lihtsalt... Ma ei tea ka, miks ta siuke on, aga ta on siuke. Aga inglise keeles on suht paljud sõnad siuksed, millel on mingi 1000 väljendust lihtsalt või 1000 nagu mõtet tähendust. Arusaadav. Klokk võib nii palju kuradi asja tähendada. No. Ma tean, klokk on see pistol. Pistol või? Ma rohkem klokk ei tee. Piu. Klokksammannar. Või midagi siukest. Räägime plaanidest siis, tulevikuplaanid. Mis sa tegema hakkad? Mina või? Yeah. Mina lähen Austraaliasse tagasi. Tähed või? Jep, ma arvan küll. Tagasi saad minna niimoodi? Ma just tahtsin ka küsida, kuidas mul on, nagu ma olen 2 working holiday viisat juba teinud, aga sellel ajal, kui ma seal olin, siis nad võtsid uue seaduse vastu, et sa saad 3. aastaga võtta, kui sa teed 2. aastal 6 kuud farmitööd ja ma nagu tegin. Nii et ma saan tehniliselt 3. aastaga võtta. Oota, miks sa tahad tagasi minna? Sest et mul on kopp ees Eesti elust ja ma ei viitsi praegu siin olla lihtsalt. Üksi lähed? Ei, väikse satsiga lähme. Teeme tööd veits ja millal? Sügisel. Mingi septembrist, siis hakkavad hooajad pihta ja värki. I mean, life is an adventure. Jaa, vaatan, mul Aasiat tahaks näha veel ja me rääkisime ka reisimisest, et võiks võtta mis on? Mul on ka täiega see... Ma olen veel nagu noor ja midagi ei hoia kinni mind praegu Eestis. Ma võin teha ükskõik, mida ma tahan. Siis peabki tegema, siis mõtle, kui sul mingi laps või mingi asi oleks, siis sa ei saaks... Kunagi ei tea, vaata. Praegu küll ei mõelda ja mõtle laste peale ja lastega farmi tööle või? No ma ei tea. Mis see karv? Ja teine karv. Aga jaa, okei, aussi. Ja mis veel? Mis veel või? Ja ma ei teagi, muusikat. Ma olen suht šlanginud sellega viimasel ajal, ei ole nagu keskendunud ja oma energiat õigesse kohta pannud, aga mul on nagu nii palju muid asju elus, mis on vaja korda tegemist, enne kui ma saan nagu sinna keskenduda. Et slow and steady. Aga kui sa aussis olid, mis farmitööd sa tegid? Ma olin peamiselt nagu ehitus ja siuke viljakatmine. Viljakatmine? Ja nagu siuke suured metallist tünnid on, siis nad viskavad sinna vilja sisse tonnide kaupa ja siis suure tiimiga tõmmatakse nagu mingi siuksed hästi pikad 40 meetrit korda 20 katted peale. Tõmmatakse õhuga kinni, gaas sisse, tapetakse putukad ära ja siis jääb seisma lihtsalt. Nagu hoiustamine põhimõtteliselt. Nagu Auschwitzis. No põhimõtteliselt nagu lihtsalt viljaga. Tark huumor, tund 500. Aga ei, jah. Tume nali 50, palun. Jep, et siukest tööd tegin. Öösel töötasime, nagu suht huvitav oli, tiimi vibe siuke nice. No seal vist on vaja seda, aga pull. Aga seekord, kui ma lähen, ma tahan kindlasti teha mööblivaldkonda ikka siukest midagi ilusat teha. Aga siis ka nagu farmi ju ei ole vaja teha. No nüüd mul on 3. aasta, siis mul ei ole nagu enam kuskile sealt edasi working holiday viisa peale minna, ehk siis peab naise võtma. Ma pean vaatama muid optionseid, seal on igast mingi kas sa lähed mingi firma alla tööle, saad sponsorshipi niimoodi põhimõtteliselt, et sa oled selle firma jaoks väärtuslik nagu, ja et aitad neid ja siis saad sealt kaudu või hakkad õppima midagi kooli kuskile. Siis saad ka mingi aasta võtta äkki vist või ma ei tea, eks ole näha, mis sulle toob, ma ei ole nagu nii kaugele veel ette planeerinud. Tegelikult eestlased on suht hinnas. Noh, pigem on. Et selles mõttes. Eestlaste see tööeetika on päris jõhkar. Ja sest läbi töö tuleb armastus. Häid käsi on alati vaja. No ma ei tea, Tammsaar ütles. Nii palju tööd, mul pole üldse armastust. Võib-olla polegi teinud aega selle jaoks, aga samas kui sa otsid, siis või pruugi leida ka, ei tohigi otsida. Keskendud kuradi endale ja küll tuleb, Just. Tanel, sa tahad armastust või? Kõik tahavad. Kes ei tahaks? Kõik tahavad. Tahame armastada ja me tahame olla armastatud. Nii tore, et te kõik tahate. Aga selleks, et kedagi teist armastada, pead ennast armastada. Just. Täpselt nii. Kui sa ennast ei armasta, siis lihtsalt lõhud inimesi ja siis tulevad pekkis suhted ja nii ta läheb. Ausõna, peab aus olema lihtsalt.
eriti enda vastu. Jah. ja. Wow. millised mõtted Deep thoughts. See on lihtne öelda, aga praktikas see on natuke teine teema. No enda armastama õppimine on minu arust nagu elu pikk protsess. Jep, sööge vitamiine. Kogu aeg, see ma arvan, et see ei lõpe. Ei, nagu ausalt, vitamiinid on väga tähtsad. On küll, absoluutselt. Mis vitamiine sa sööd? Marsimehe multivitamiini. Kuradi mingi pähkligu puukoore mingit asja või sipelgapuu mingit kuradi teemat. Siis ei teagi, mis vitamiinid mul veel on. D-vitamiini. No D-vitamiini saab õuest praegu ka väga hästi. Eestis on suht miinus sellega ikkagi no seda küll, absoluutselt. Seda peab aastaringselt sööma. Multivitamiinid ja mäletagi, magneesiumit peab sööma, siis on närvid korras ja magad hästi ja hommikusöök on peotäis vitamiine lihtsalt. Mis on väga hea tegelikult. No, aga mul nagu see ununeb ära kogu aeg. Mul on ka sama vitamiinidega. Nagu see on niisugune, võtad paar päeva, siis täis läheb meelest ära. See on su vitamiin või? Vitamiin veel. Mina tarvitan CBD-d nüüd. CBD-d? Nagu õli või nagu kuradi... pasta. Pasta? Seda peab nagu sööma või mingi määrima kuidagi? Ei, nagu sööd. Ma ei ole kunagi keele tuimaks ka või? CBD on sisuliselt on kõik nagu kanepi nagu head küljed ilma selleta, et purju ennast või nagu pilve tõmmata ennast. Sul tekib see lõõgastatus, sul lihased kõik läheb ilma et kamiks lihtsalt. Ja ilma et kamiks, jah. Igav. Aga nagu täiega mõnus on. On olukorrad. Nagu te teate, siis ma olen mega emotsionaalne inimene ja nagu see tõmbab minu nagu neid asju nagu alla. Rahusta maha. Et ma ei lähe nagu närvi mingi suvalist asjade peale või nagu ei hakka nagu... Aga tulebki enda käitumist ka jälgida, mis olukordades sa nagu ärritud, mille peale, vaata. Ma üritan sellest siiani aru saada, jah, aga ma teen tööd selle kallal. Mis triggerib ja mis ei triggerina. Jah. Mind ajab närvi, kui keegi süüa ei oska. See on aus tegelikult. Sa lähed närvi vahest. Mind ajab närvi siis Tanel läheb närvi vaama, on ju. Kombeid ei ole inimestel näiteks. Mats, jah. No jah, ära matsuta siis nagu. Ei, ma mõtlen see, et näiteks kui lähed Mäkki ja vaatad, venad jätavad oma taldrikud sinna lava peale, nagu mida elementaarne viisakas, viska ära, vaata, ei ole raske ju. No just eriti, kui sa tuled, sa tead, et... Ta on restoranis ju. Ja aga sa ei lähe mingi kuradi sõõriku kohvikusse või Liidosse, vaata, ja sa nagu näed ja sa tead, et sa pead ise ära viima selle, aga sa ei tee seda. Tahan sõõrikuid. Nad peavad ka tööd tegema ju, selle jaoks nad siin ongi ju taldrikud koristada, mis kuradi mindset see on? Muidugi. No enamustel on see mindset, et ma olen selle eest ju maksnud. Sõna jaalast töötab nüüd siis kuradi keegi siis. Ja siis pärast, kui keegi teeb neile seda, siis mõtlen, miks nad niimoodi teevad? Kuradi munnid raiski. Karma ja kuradi, sa aru sellest. Jah. Ma panen praegu alles tähele, et meil on üks puhmas siin ekstra veel. Ei. Mis ei? Kaks puhmast on? Üks tükki on nagu... Ei olnud üks. Eelmine kord sa ei olnud, jah? Ja ma tean, sellepärast ma paningi praegu alles tähele. Mina olin, siis oli üks puhmas. Aga Sepp, räägi veel midagi. Midagi huvitavat. Jaa, mida sa tahad jagada? Mida ma tahan jagada? Me ei ole ju ka nii ammu näinud. Ei teagi, ei tule niimoodi meelde kähku, ei ole midagi huvitavat juhtunud ka, ei ole midagi teinud ka väga siukest. Aga sa oled ikkagi konditsioonis. Kas siis tuntud inimese elu ei olegi siis nii lõbus kogu aeg või? Kogu aeg ütlevad, et sul on nii lahedad asju, teed kogu aeg ju. Ei olegi või? Oledki tavaline inimene või? Täiesti mõttetu. Täiesti tavaline, ma ei ole mingi Instasse postitanud vapšee ammu juba, sellega üldse ei ole tegelenud. Aga nagu ma tunnen ka, et ma ei ole tahtnud, nagu mul kadus, mul oli see tahtmine vanasti ammu, et tahaks teha seda teist, aga nagu kindlad asjad võib-olla suhtes ja mingi üks lause, et ma mäletan, ma tegin mingi story't ja et cringe öeldi ja siis ma olin nagu selle ühe lause pärast, ma hakkasin mõtlema, et või äkki ongi cringe ja ma ei teinudki ja ma ei tahtnudki näidata kellelegi mitte midagi. Mul on kuidas nagu ühe inimese lause. Ja ma praegu kuradi, nüüd mul on nagu vapše pohhu, mis teised arvavad, ma teen seda, mis ma tahan ja kui ma tahan midagi postitada, siis ma postitan ja kui ma ei taha, siis ma ei taha. See on nagu kõrval. Ja mul nagu suht paljud nagu tuttavad ja oli mingi, sa võiksid seda teha, sa võiksid seda teha ja seda teha ja nagu ma ise tahtsin, aga nagu see, et juba teised hakkasid ütlema, siis ma nagu ei tahtnud ja ma teen lihtsalt enda rütmi järgi kõike. Need inimesed ei ole õiged, ma mõtlen otsa. Ei no, ma saan aru, ega keegi ei mõelnud midagi halvaga ju, vaata lihtsalt pakutakse variante ja kuradi mis oleks nagu su enda jaoks hea või ma ei tea, mida iganes. Aga
ühesõnaga , ära nüüd enam võta kuulda . ei , ma teen lihtsalt chillin . jah , nagu alati . aga kas selle chillimisnoodilt hakkame otsi kokku tõmbama ? või paneme otsad kokku ? on teil mingid kuradi võime rääkida küll mingist teemast ju . Ma , kui te ütlete mingi teema , mul ei tule pähe praegu mitte midagi . mõni teine siin siuke lühist . tuli lihtsalt korraga . see on alati see , vaata , et jutud räägitud , noh . ütle midagi , see on mingi , vaata , tegime , tegelikult on see , et me jälle oleme niikuinii hüppanud ühest teemast teise ja tegelikult on suht nagu huvitav . mul on praegu kuidagi nii nagu siuke , mitte flashback , aga nagu täiega siuke , nostalgia . jah . nostalgia . no ega me ei ole ammu näinud ka ju . ma ei ole ka väga ammu näinud . see mul oli sitaks kahju , et ma ei saanud sünnipäeval tulla , nagu mul oli terve kõik set üles ehitatud , ma tahtsin nii kindlaid laule mängida ja just siis tuli koroon lihtsalt . ma mäletan , sa lõpuks kirjutasid sai veel kätte ainult . ja siis ma olin mingi , ai ei ole koroona ja väike mingi suvaline asi oli . ja siis oli ja siis me olime kõik kuradi korterikaaslastega olime koroonis , istusime nädal aega kodus ja läks lihtsalt niimoodi seekord , noh . järgmine kord . mina ausõna . ka nii ootasin , aga noh . no õnneks sa saad see aasta vanemaks jälle . või no järgmine aasta siis . Järka. järgmine aasta ma ei viitsi pidada , aitab küll . jaa , sa ütled seda praegu ja siis pärast on nagu oh my god . Ma ja tegin , pange ka hästi tähele väikse. , markeerime selle olukorra siin ära , nüüd järgmine aasta on , siis on see , et ma saadan videosid , ma ütlesin , teen video , noh , ei viitsinud pidada või ? ma arvan , ma küll vist järk aasta pean ka . nüüd viimast aastat pole väga midagi erilist teinud . väike sats ainult , aga kuradi järk aasta juubel ju 25 täna . aeg lendab ikka vapšee kuradi kiiresti , noh . no see hakkab aina kiiremini lendama , mida ei no kui sa toimetad kogu aeg , siis lähebki , noh . Jah. ja ei panegi tähele , noh . see on nagu , ma ei tea , väiksena mõtled seda , et tahaks suureks saada või no mingid etapid , siis nagu see aeg nagu venib , aga kui sa ei mõtle selle , siis ta läheb nagu kiirelt . ma tahaks ikkagist Kohustusi vähem, noh. lõunauinakuid teha veel , no miks ei tee siis ? ausõna . sest ma ei ole lasteaiaealine No aga inimene see enam. lihtsalt- hakkab jälle pihta See oli- . miks sa lihtsalt ei tee Pane lõunauinakuid ? veel- Ära uinak. kiusa mind , ma ei saa no lasteaeda minna , ütle , siis kutsutakse politsei , kui ma sinna magama lähen . kuhu? ausõna . ei no lihtsalt , sa ei pea lasteaeda minema lõunauinakut tegema , sa võid lihtsalt ma ka ütlesin , ma teha . tahaks lasteaias veel lõunauinakuid teha . no miks sa laske sest ma lasteaiast ? tahaks olla sama väike tots veel või vale sõna . ei , ma tahaks väike poiss olla veel niimoodi , mingisugune 5-aastane . ei pea mõtlema , onju , legod on , mis ma nüüd teen ? jaa , ma tahaks penneritega mängida , ma tahaks Yu-Gi-Oh kaarte kasutada . aga mängi siis . mine , et kuradi , mis need olid ? mängigi , mul on telefonisäpp olemas , see ei ole see , see ei ole see . ärge kiusake nüüd , Oskar . ei olegi kiusanud ei ju . kiusa lihtsalt , jah . ma diskuteerin , jah , mul on diskussioon pooleli . see on täpselt , päevasõna . arutelu on . aga oled sa Heavy. rääkinud mingi lasteaiaga , et kuule , et tahaks tulla sinna ? lastega koostööd . noh , ei no imagine lihtsalt nagu , ei no aga sa pole ette keegi aga lubas. kujuta ette , nagu ma kirjutan lasteaeda emaili , et vabandust , ma tahaks nagu paar päeva lõunauinakut veeta teie juures , Noh. onju . ja siis cut to the scene of lasteaiaõpetaja toob nagu , tuleb minuga uksest sisse ja ütleb vastajale , see on Oskar . jaa , ma arvan , tema magab teiega uinakuga koos niimoodi , tema magab seal ja te olete oma voodites , ta võib teile unejuttu lugeda , aga noh , sa saad laulda neile . jah . aga kui sa ei ole proovinud , siis sa ei tea , sa tead ju . mine nüüd koju , kirjuta kõikidele Tallinna lasteaedadele , et kuule , et tahaks uinakuid Saad teada . neile Jaa. poiss- programmi . ma motivational speech hakkab Jaa, 12-10 do it 3-aastasele Jah. aja ennast püsti . get your ass up and work Ei, , seal you on- can do it . seal on just teema , et lapsed ei taha magada ju , vaata . Jah. teed neile silmad ette , paned kohe kuradi magama ära . siis ma ütlen neile , et 20 aasta pärast te tahaksite magada praegu , Aus, nii jah. et ma ei usu . Neid ei koti ja ma ei usu , mina ei maga 20 aasta pärast . mina olen täiskasvanud magamine nõrkadele ja värki , tegelikult magamine on kõige tähtsam asi üldse , noh . Mm. mul üks päev lähed veits hiljem magama ja kohe on järgmine päev täiesti surnud lihtsalt . kas te teate neid unefaase , mis tegelikult igal inimesel on või ? REM no faas ja mis on lihtsalt see , et nagu vaata noh ,
esiteks on see, et palju sa magama pead, on ju. Osad inimesed suudavad 6 tunniga, osadel peab kindlalt 9 olema, osadel 8, aga siis on vaata see, et nagu mis tundidel sa magad, kas sa magad näiteks 23-7-ni, mingi 2-10-ni, nagu et millal sul see sügav uni on. Ma millalgi üritasin sellega nagu eksperimenti teha, sest ma tundsin nagu, et ma saan 6 tunniga vaata hakkama, aga siis mul ka nagu mingid kellaajad ei klappinud ja siis ma kohe tundsingi, et kui millalgi oli 6 tundi nagu kuidagi kellaajad ei klappinud, siis ma ei maganud välja. Ühesõnaga, suht nagu huvitav teema, ma millalgi nagu uurisin selle kohta, siis ma rääkisin ka mingi sõbrannaga ja siis ühesõnaga jah. Aga peabki eksperimenteerima ja muidu sa ei saagi teada. Mul on 6-7, ma pean hiljemalt kell 12 magama minema. Kell 2 või? Kell 12. Kell 12. Tööpäevadel nagu. Ütleme nii, et ma sain oma unerežiimi nii paika, aga nüüd läks ööelu lahti ja ma ei tea, mis kell ma täna õhtul ka magama jään. Aga noh, ei ole hullu. Tanel kuuleb üldse mingi magada ei ole vaja. Tegelikult on magada vaja. Mida ma seda olen öelnud magama peab? Tanel läheb ka mingi kell 9 õhtul magama. Puhkab välja, hommikul tuleb vara ärgata siis. Peaks minema 9. Lähed ikka hiljem ju? 10-11 lähen magama. Kas sa teed seda hommiku ärkamisvärki ka või? Praegu või sa ei tea? Mis hommiku Ma ärkama? ei tea, mingi 5 või mis sul oli see? Jaa, ikka 5. Sa võid ärkad hommikul. Jah, eile ärkasin ka, jah. Õige. Imagine, sa teed Ma seda ei asja, suuda. et sa ärkad hommikul. Sa teed seda ärkamisärki ka või? Nii vara, No ma ei tea. vabandust. Paar korda olen teinud, on nagu välja tulnud. Ma läksin kell 6 täna magama nagu. Tanel on mingi... Ärkab ühes seletab, jah. Pühapäeval ma ei ärka nii vara. Pühapäeval ma panen 8 tundi, et ma saaks täis. Õige. Siis on nädalal hea algus ja Jah. ongi Tim. Täna ongi pühapäev ja Ma muutun nii kärsituks, kui ma ei saa magada, siis ei ole ma väga meeldiv inimene, kellega koos hängida. Muidu oled või? Mul on jälle kuradi Ma ei tea, Tanel. vetsu You pause tell ja- me nagu. See peaks nagu Ei puid oska nõme lihtsalt. Ei, ma lähen iga asja peale närvi nagu reaalselt, kui ma ei saa isegi, kui ma ei ole küllaltki maganud ja ma ei saa hommikul kohvi, siis ma olen kõige ebameeldivam inimene oma muna peal. Ma ei saa sinna mitte midagi parata, sest kõik lihtsalt. Sest sa hingad minu poole juba, ma nagu mitte praegu. Mitte praegu, jumala eest, kui elu armas. Moody bitch. on aega veitse värki. Jaa, ja siis ma olen kohvi ära ja siis ma teen naeratuse näol ja siis kõik korras. Seppen räägi 3 huvitavat fakti endast, mida keegi ei tea. 3 huvitavat fakti endast, mida keegi ei tea või? Mida nagu mitte keegi ei tea või? Nii ei tule, on ju. Väga fucking keeruline. Ei, kus Ei üles ole või? nagu võin ma arvan öelda küll. Nii. Aga mis on huvitav fakt, see on nagu Veider, imelik. see on nagu küsimus. Veider Kas sa fakt. magad sokkidega? Ei, ma Ei magan full neckid alati, Õige. sest et fresh nagu nature'ile tagasi kõik. Yes. Ma ei tea, Aga kusjuures ma lugesin seda, et tegelikult peaks sokkidega magama. Sokkide ja kinnastega. Miks? Sellepärast, et vereringe, ma ei tea. ei, jah, igatahes sul on see, et su keha saab hea une siis, kui sul on nagu soe. jep. Nii. Et ongi, sul käed on soojas, siis keha on nagu külmas, et siis saab hea, justkui peaks tulema hea uni, selle kohta on tehtud mingid uuringud. Et see peaks aitama kaasa sellele. Et see nagu on see, et Müts pähe ka, kui sa kui külm teed sooja duši enne magaminekut ja lähed sinna külma teki alla, siis tuleb hea uni. jah. Yeah. Okei, ehk siis ühesõnaga... Et siis, kui sul on käed ja varbad on nagu, keha on sul nagu kuum, aga tegelikult on nagu toatemperatuur on külmem, siis sul on hea uni. Oota, nagu tekk on ka ikka, on ju. Ja Et mitte, et sa paned sokid ja kindad Ei, ja... väljas, sokid ja kindad. Ei, aga kujuta ette, nagu sul on öökapi peal kindad ja sokid. Mis sokid need on? Kuule, need on Aga see, öösokid. kui ma öö otsa aken lahti magan, see on ju see ju. Hakkad kutil pihku panema kinnastega. Kütsi, mis kütsi kuradi neid Ja siis sina ütled mulle, Küttehinna. mis lalju sa teed kogu aeg nii nilbe kogu aeg. Nilve raisk ikka naa. Kas te olete kinnastega pihku panna? Kusjuures ei ole Kinnastega. kinnastega, Vist pigem ei ole. aga teil on Aga huvitavad teadlased lõpusõnad ütlesid, siin. et nagu No peaks miks- no on ju, ne- et no on nagu miks? parem vaata. Miks? Ma ei taha soojem riista. Mind wonders. Igastahes Sepp, räägi mu kõige huvitavamast pihkupanekust. ei taha rääkida. Oota, meil jäid tema See on- faktid pooleli. Faktid. See on mingi huvitav fakt. Ei ole, absoluutselt. Mis on veel huvitav fakt? Ma ei tea, minu kohta ei ole üldse huvitavaid fakte. Küll, ära hakka jälle siin.
madalamaks tegema, kui sa oled? Ma ei tea, mulle meeldib süüa teha. Mis su lemmiktoit on? Lemmiktoit või? Mis ma oskan teha või? Ma ei tea, mis see... Mulle Caesari salat on mu nagu main go-to, ma igal poole viin ja teen ja see nagu müüb, aga kuradi, see on nagu siuke lihtne asi, teisi asju võib ka teha vabalt. Mingi küpsetamist tahaks aretada veits. Mis on veel lahe fakt? Toitu tegev mees on küll hea. Aus. Ei, no mina tahaks Caesari salatit küll, mul tekkis inspireeris täna vist nagu pinnima mingit salatit teha. Toi. Ei oska niimoodi välja tuua, absoluutselt. Huvitav fakt, kelle jaoks on mis huvitav? Aga sa võidki võtta selle, mis on sinu jaoks huvitav. Mis on minu jaoks huvitav mu enda kohta? Jah. Oi, pläät. Vaata, kus panin pähkli. See on pähkel, jah? Oi, pläät. Aga te oskate öelda midagi enda kohta, mis on huvitav? Nagu minu jaoks näiteks mingi suvaline asi, nagu ma ei tea, mulle meeldib räigelt hapukoor, nagu ma panen kartulipudru ja vaata nii palju nagu väga nagu paksu kihi. Kõik imestavad, vaata, aga mulle nii meeldib. Ei no, sama. Mingi suvaline nagu asi, mis mul nagu meelde tuli. Selle näite põhjal. Võib-olla asi, mida inimesed minu kohta ei tea, on see, et ma olen tegelikult klassikaliselt treenitud muusik. Tavai. Nagu ma käisin ju klaverit õppimas ja muusikakooli. Päriselt, mina ei teadnud seda. Ma olen ka klaverit käinud õppimas. Päris mitu aastat ma käisin koorid, laulukoorid, kõik asjad Vahvis käisin. Kas te oskate praegu klaverit mängida? Sepa poiss seal Lebolt. No. Sepa poisid. Oskar, sa oskad mängida? Ma arvan, et minu jaoks on klaverimäng on, sest ma pole nüüd mänginud mingisugune 1,5 aastat äkki viimati mängisin, aga see on nagu jalgrattaga sõitmine, sa hakkad seda nagu... Okei, tuletad meelde ja siis nagu... äge. Ma oskan trianglit mängida kõige parem. See on jah. See on ka ausna, kõige parem ja sa pead tundega lööma seda. Ikkagist nagu feeling. Nagu seda akent tundega. Mis akent? Jaa, täpselt. Ei, ma ei tea, hommikul ärkasin, mis käsi oli kuidagi valus ja küünanukka, nii veider. Õppisin palju sellest olukorrast. Alkoholiga tuleb ikka piiri pidada. Õppisid, et kuidas järgmine kord siis niimoodi lüüa, et rusikas ei oleks valus. Et ühe pauguga ikka, et ei peaks mitu korda. Peaga äkki järgmine kord. Pea ees. Siis on käed terved. Ei, ma ise ka imestan, et nagu, kuidas see võimalik on. Aga noh, ju siis on jõudu. Samas juuksis käisin ka, hakkasin kuradi kükke laksima jälle ja kuradi testima neid piire, kui palju jaksad teha ja kui olen jammu käinud. Kas sa teed tavalisi kükke või? Siiamaani olen tavalisi teinud. Miks? Neid ei ole veel teinud. Ma ei tea, neid ma ei ole veel proovinud. Miks tavalisi või? Ma ei tea, sest see on see, mis ma oskan. Ja mul tuleb okeilt välja see. Oota, mis see on? Nagu front squat. Jep, et sa võtad nagu kangi, mitte ei pane kaela peale. Rinna peal, õla peal, rinna peal. Mis kükke sa teed siis, Tanar? Mina teen Smith-machine'il kükke. Masina peal? Masina peal, jah. Sellepärast, et kui sa teed selle tavalise kangiga, siis sa kasutad tervet keha. Ja minu eesmärk, kui ma tahan kükke teha, siis ma tahan jalga treenida, mitte tervet keha. Ja mul on just vastupidi, ma teen nii palju neid nagu ja full nagu full body teemat. Mulle ka meeldib full body. Meeldib venitada ka täiega. Aga peabki hüppenööriga kuradi lasen sõitaks, või mulle meeldib hüppenööriga teha. Harjutad veits seda taktikat ja kuradi... Teed topelt ka ära või? Ma teen seda kuradi X-i, seda viimasti just hakkasin õppima seda, nagu enam-vähem tuleb juba. Aga sellega kogu aeg saad vastu päriselt laksu ja väike hüppenööriga ka ju on väga efektiivne selles mõttes kogu kehal on, jah? Midagi lugesin. Sääred saad trimmina. Okay. Ka liigutamine on hea. Täpselt. Peest endale meeldib, jah? Ilusad lõpusõnad see või? Liigutamisel ongi see. Vetsamine, ma arvan, et siis ongi see koht, kus... Aitäh, et oled. Aitäh, et tulid. Näed mind igal pool, ma arvan, see suvi loodetavasti mitte mingi halvas valguses. Ja tulge esinema, või esinemistele ja mussi tegema. Kutsuge Sepp on mängima ja... Ei, ma sebin. Timmin ise midagi ja vaatan. Sa timmid ise endale mängimised, jah? Vaatan, mis saab, üritan ise teha ja... Aga kui keegi on huvitatud ka, siis täiesti vabalt kutsuge sünnadele või mingi asju. Teed nagu Arnold Loksman neid... Kusjuures ma tegin ja ma olen paar tükki teinud. On nagu kirjutatud, soovi õnne ja siis ma väikse video tegin ikka. See on tore, jah.
see on veider, aga fun. ei, mis jumala chill ju. See on see, et nagu ma tegin enda oma salvestasin mingi 10 korda üle, siis ma olin nagu, this is so weird. Ma panin Essa ma korraga. olen teinud ka, ma olin ühe korra, ma olin Soomes, ma olin puu otsas, mingi ainult kirjutas, ma tegin kohe puu otsas, tegin ära. Läksin eluga edasi. ei, aga paneb su lingid alla kirjeldusse ja aitäh, et sa tulid. Väga mõnus. Kuule. Aitäh, et kutsusite. Ilus. Teinekord äkki uuesti kunagi Vol 2 või midagi suvel looduses kuskil mingi RMK matkalal, mida iganes. Kuradi grill-sesh, ma õpetan grillima teid kõigepealt. Kuidas peab grillima? Ei no küll ma siis kunagi õpetan. Et see on järgmise episoodi. See on kõik tunde järgi, Esimest korda grilli ääres. Nii casual asi, mis nagu minu seltskonnas täiesti tavaline asi öelda ja nagu Rakveres ja Tallinnas see kuidagi, see on teema. Mulle meeldib, kuidas inimesed läksid jumala leili, sellepärast lihtsalt nagu, see Viki ka mingi, mis ta nii ülbe on, ma olen nagu... Reaalselt viimane asi, mida arvata lihtsalt. No aga juhtub lihtsalt niimoodi on, no. I'm just me. Ait, cool, ma olen kusel. Okei, ta võiks. Mõnus.